No nii, tere, kallis Aleksis. Tere! Ja teate, kuna Aleksisega see video läks nii kihvtilt käima ja inimestelt tuli nii palju küsimusi, Aleksisele tuli küsimusi, minule tuli küsimusi ja siis me otsustasime, et me teeme järjejutu. Aga mind tegelikult väga huvitavad, Aleksis, praegused energiat, mis meid mõjutavad ja ma olen käinud su artikleid lugemas sinu Facebooki lehelt, sinu koduleheküljelt Valguse Veedatar, mis on üldse Mhm. mega huvitav, nii et ma soovitan kõigil seal käia, et seal on tohutult palju infot. Räägi meile, mis meil praegu toimub. Tead sa, üks asi, mis meil praegu hästi võib-olla isegi paistab ja inimesed seda tunnevad, see on see, et asjad on hakanud kiirenema. Vaata, mingisugune kiirendus on sees, on ju. Ja seega on asjad juhtuvad hästi palju ootamatult ja kõike korraga nagu tuleb lahendada. Aga asi on selles, et kui sul päeva jooksul on hästi palju asju, on ju, võta üks asi korraga, et tee see ära, mine järgmise juurde, ära hakka pabistama, ära hakka tormama, ära hakka, ma ei tea, seal emotsioonidega midagi proovida seal teostada, on ju. Ei tule midagi välja, lihtsalt rahulikult teed ühe asja ära ja lähed ja liigud lihtsalt edasi. Ja ütlegi endale niimoodi, et ma annan endale aega sellega tegeleda. Et vaata, teised asjad, mõistus ei prooviks seal paralleelselt kuidagi hakata lahendama. Mhm. Et mul on vaja, et ja see on see kiirendus, praegu on see kiirendus. Teine asi on see, et inimestest hakkavad välja tulema kõik vanad hirmud, kõik vanad programmikesed, mingid mälestused, pildikesed, ja need tulevad teate täitsa ootamatult. Järsku hüppab mingi vana asi näiteks välja, järsku tuleb sulle meelde mingi kooli asi, aga hakka seda asja vaatama, ilmselt seal on jäänud kuskil sinu sees sinu energia, midagi see proovib sulle öelda, millegile tähelepanu pöörata, et need ei tule niisama huvi pärast, on ju, ma tulen sealt minevikust sind vaatama. Ei tule. Nad tulevad millekski ja hakka lihtsalt küsima, et milleks see mälestus on praegu mulle oluline, on ju. Ja, ja, ja veel üks asi, kui sa ei oska praegu puhata, siis kohe see kajastub sinu kehas. Mm. Vot see kohe, kui sa tunned ennast halvasti, mitte eriti hästi täna, luba endale puhata, sellepärast et kõik sinu organism ütleb sulle, ma tahan puhkust, lihtsalt puhata, kas või päevakese. Sellepärast see on oluline. Kui sa ei puhka, see kohe kajastub sinu kehas. Ja kolmas asi, vastupanu alati tekitab valu. Kui sul kehas midagi kuskilt valutab, on ju, siitpoolt, sealtpoolt kuskil midagi torgib, hakka kohe küsima, millele ma praegu osutan vastupanu. Mis iganes. Need on inimesed, need on mõtted, need on situatsioonid, mingisugused olukorrad. Ära tekita endas mingisugust vastupanu. Võta kõik vastu, mis sinu poole tuleb. Vaata, kui sa hakkad endale midagi sisse tuletama, et see mulle ei meeldi, ma seda ei taha, ma pole seda küsinud. Ära, ära tee seda, sellepärast et õhtul võib sul jalg hakata valutama või kuskil veel midagi. Tavaliselt võib jalg valutama hakata ainult sellepärast, et sa ei taha tulevikku praegu hetkel näha. Sa osutad sellele vastupanu, on ju. Ja Mm. siit tuleb valu. Seega ära imestu, kui kuskil sul ja tead, mis kõige rohkem hakkab valutama? Seedimissüsteem. Magu, soolikad seal, mis iganes. Sellepärast vaata, me ei võta vastu, me ei oska seda seedida, me ei oska seda Läbi nagu käia ja läbi käia protsessida. ja kõike hakkab kohe see seedimine, noh. Ja mis on, vaata, mäletan, me eelmine kord ka rääkisime haiguste psühhosomaatikast, on ju. Ja tead sa, mis on praegu oluline, see psühhosomaatika on tulnud kohe esiplaanile. Ei ole niimoodi, et ma kohe ja loomulikult sa võid arsti juurde minna, ennast kontrollida, meditsiin selleks ongi, et saada endale vastused, vaata, võib-olla sa kardad midagi, mine saa vastused, milles probleem, aga psühhosomaatika on olulisem, sellepärast keha sulle näitab mingisugused põhjused ja kui sa need põhjused leiad, sa ise saad ennast tervendada. Ja tead sa, mida ma ise mõtlesin? Ma ise mõtlesin ka sellest täna hommikul, et ma võiksin, on ju, ma mõtlesin ise, et kui inimene tahab mingit teejuhti
haiguse suhtes, enda haiguse või enda tervise seisund, me võime koos temaga nagu otsida mõningaid põhjuseid, miks need põhjused on tulnud, kus nad on tulnud ja millele kindlasti tuleb tähelepanu pöörata, kuidas iseennast aidata, et olla iseendaga kooskõlas, et see tervisehäire mööduks, vaata. Ma ei saa sulle öelda, kuidas krooniliste haigustega see töötab, ilmselt töötab ka, lihtsalt võtab rohkem aega. Et sellega võite minu poole pöörduda, kui mõni haigus on, tuleb sealt ilmselt väike teejuht sinule endale, et sa oskaksid kuidagi endaga läbi käia, vaata endast hoolitseda, endale häid sõnu öelda, endale mingisuguseid tead sa, mitte afirmatsioone, vaid ma elan tead valikutega näiteks, ma valin elada terve kehaga näiteks. No see on minu hea valik, on ju. ja Ja selliseid väikseid juhtnööre võiks ju minu käest küsida ikka, sellepärast et psühhosomaatika on mulle alati hästi huvitav olnud ja ma olen sellega hästi mitu aastat tegelenud ja muidugi inimesed vahest ei usu sellesse, aga mitte ainult geneetika ja kõik vaata suguvõsa, need teemad ja kõik need nagu haigust mõjutavad ja muidugi seal on ka geneetika, aga haigused tekitab inimene ka iseendale. Ta vaid kastab enda haiguse, tead sa enda emotsioonidega tunned. No küsi. ja ma hakkan juba vehkima, ma kirjutasin juba lausa üles mingeid asju, et tegelikult mul tekkis praegu numeroloogiliselt üks selline seos, vaata, sina oled ju ka 16 päev sündinud, mina olen ka 16 ehk siis grupp number 7, me kuulume sinna grupp number 7-sse, kes on 7. päev sündinud, kes 16, kes 25 ja samuti ka grupp number 4, kes on sündinud 4., 13., 22 ja 31, siis nende kohta öeldakse numeroloogias niimoodi, et nendel tulevad teadmatud haigused, mida näiteks tüüpiline klassikaline meditsiin ei oska leida seda viga. Ja tegelikult siit tuleb see haigus, nii nagu sa just räägid, see psühhosomaatiline haigus. Ja samamoodi mina ütleksingi, et siia peaks just mitte traditsioonilise teadja juurde minema ja leidma selle ülesse. Et aitäh, Aleksis, et sa just pakkusidki seda, et saab sinu poole pöörduda, sa leiad koos selle inimesega selle vea ülesse. Mul näiteks siit kohe üks küsimus, mul on tegelikult 2 küsimust, õigemini mul on veel 3 ka, aga alustame 2, mis on sarnased, et näiteks tüüpiline viga, mis inimestel on või selline valu, minul kaasa arvatud, on alaseljaga seotud. See on nagu üks asi, äkki räägiksid sellest, sest see on nii tüüpiline. Alaseljaga. Alaselg, jah, ütleme see vööpiirkonnast kuni sinna sabakondini, vot see piirkond, mida see räägib siis inimese kohta. Ja teine, mis on hästi aktuaalne nüüd siin kanalil olnud, et kuna ma olen kokku puutunud nüüd vähiga klientide baasil, et kust tuleb vähk ja miks see vähk tuleb, et mina räägin, et see on muretsemine, mina ei ole arst, aga ma räägin ka just neid, mida mina numbrite kaudu näen. Ja samas näiteks sünnivad teatud lapsed juba vähiga. Äkki sa oskad sinna ka midagi rääkida? No nii, ole hea. Pool tundi sulle aega kohe rääkida teemat. Vaata, ei, mul ei ole, vaata, siin on ikkagi inimese iga individuaalne, vaata, no lähenemine, sellepärast, et on vaja täpsemalt teada, mis tal ja kuidas see seda valu tunneb ja kuidas see kõik on, kust see alguse on saanud ja kõik. Aga vaata, see alaselg, see on materiaalsus, see on raha. Sain. Ja vaata, kui inimene näiteks kaotas töö ja tahab uut leida, aga veel pole valinud ja ta ei tea, kas ta üldse tahab töötada ja võib-olla äkki on vaja oma äri avada ja üldse võiks ju teist midagi. Ja vaata, kogu see kompott lihtsalt võibki tekkida, see on materiaalsus ja tead, kui on olemas lahendamata mingisugused, tead sa, varaküsimused, juriidilised küsimused, varaküsimused, tead sa, inimesed ju tihtipeale elavad näiteks, ma olen nii tige, ma olen nii solvunud oma õde peale, sellepärast, et tema sai minu ema maja ja mina midagi ei saanud tema käest, vaata, noh, see oli ema otsus ja sellepärast vaata võibki
hästi pikalt selle solumise pärast hästi pikalt valutada selg. seal on suurem osa ja materiaalsus ja sellised juriidilised asjad. Sinna võib ka minna, vaata, ka näiteks solumine oma abikaasa peale, et raha ei anna, on ju, noh. Või nõuab pool, nagu tead sa, tavaliselt tihti ja, mehed ja, nõuavad. ja, ja. Mina maksan pool, sina maksad pool, et teeme nii, on ju. Ja siis on naine solvunud, ta peab kõike veel asju juurde tegema, aga saab ainult pool, on ju. Ja kuidagi, need on kõik need, vaata, sellised küsimused, mis on seotud materiaalsusega. Mm. Nii, pool tundi vist ei räägi, sellepärast et vaata, vähk on põhjuseks, tead sa, Vähk on väga rõõmu. tõsine teema. Ja Vähk see on on väga väga tõsine tõsine. teema ja sealt ka sõltub, vaata, kus kohas on vähk, on ju. Mm. Kellel seal neerudes, kellel seal maus, kellel seal veel mujal on ju, munasärjad, mis iganes on ju. See sõltub selle, aga kõige suurem probleem on rõõmu puudumine. Inimesel ei ole elurõõmu. Okay. Ja tead sa, ta nagu et ta keeldub sellest elurõõmust, vaata, tal ei ole elu, ta nagu ise hakkab kustutama oma reaalsust. Aga kuidas kustutada oma reaalsust? Kõige kiirem viis on saada vähk, on ju endale. Ja, et kui Mhm, sa oled nagu väsinud, ma tegin ka ühe tead metsalutuskäigu video, kuidas ma ütlesin ka, et mingi etapp minu elus märtsis oli selline, kus ma olin nii väsinud ja ma veel mhm. ütlesin kõva häälega välja, saad aru, ka metsas, et ma ütlesin, et ma olen See on väga nii hea väsinud. ilmselt. Ja, Mhm. ja siis saad aru ja mingi hetk oligi niimoodi, et ma olingi nii väsinud, et ma pidin magama kohe mitu päeva järjest, ma pidingi magama lihtsalt. Aga sa lubasid endale, vaata, sa Ja, võtsid selle vastu ja. et aga see on nii naljakas, et samas mina väga hästi saan aru ka oma alaselja asjas, mul on praegu hästi aktuaalne üks tehing ja ma saan ka aru, et see kohe, see on möödaminev, et selles suhtes, et väga hästi sa räägidki seda. Osadel on ju lausa krooniline seljavalu. Ja muidugi. Et Mhm, see mhm, arvatavasti see alateadlikult kogu aeg on see rahapuudus, aga samas on see, et mis on, mina arvan või tähendab, mina olen selles suhtes kindel, et numeroloogiliselt ma olen väga paljusid inimesi juba aidanud leida see oma amet ülesse, ainult inimesel on vaja see kõik ise teha. mina annan mingi mhm, ports teadmisi, samamoodi nagu sina ju saad välja kaevata, aidata inimesel selle mhm. teadlikkuse. et ma küsikski seda, et nüüd juhuslikult, kui keegi ei ole kuulanud seda meie esimest podcast'i, et kuidas sa oma klientidega suhtled, kas läbi arvuti või peab kohale kuskile tulema või kuidas sa neid asju teed? Tead sa, mul ei ole oma kabinetti, kuid ma olen Facebookis 24/7 ja sinna saab alati mulle kirjutada Messengeri, et konsultatsiooni saada või siis lepime aja kokku, mis iganes. Online on alati. Saab veel Valguse Veedatari lehele minna, seal on ka selline osa, kuhu saab kirjutada ja siis see saadab minu meilile, et ma sealt juba vastan, on ju, selline süsteem. Siis saab mulle ka kirjutada aleksis.teadja@gmail.com, see on minu see Aleksis Teadja nagu kõik viisid on teretulnud, et kirjutage mulle, see on kõige kiirem viis, sellepärast ma olen seal arvutis praktiliselt kogu aeg, vaata. Ma olen arvutiga kokku kasvanud, see on minu hea instrument, vaata, nagu keegi võtab reha ja hakkab seal rehitsema, on ju, lehtede, aga see on minu arvuti, see on minu see hea sõber, kellega ma töötan ja kust ma leian midagi vajalikku, kes mind aitab 24, kus ma vaatan seriaale ja kõike seda, on ju. Et ma ei vaata telekat, kui mul on vaja, siis kõik arvutis, kui mul elu käib arvutis, on ju, ja telefonis, kaks asja, mis on kõige olulisemad mul. Et ja, palun kirjutage, saate mind leida, olen alati valmis aitama, on ju. ja, Ei, ma tahtsin, vaata seda, ma pole veel seda vähijuttu veel nagu, vabandust, ja ei, tahtsingi pole küsida midagi. vähiteemat edasi ja. Veel üks, vaat, no jällegi kõik see sõltub individuaalsusest, on ju, sellepärast et igal inimesel ju oma situatsioon on ju ja mis tal elus toimub, aga teine on ju see, tead see mitte võimatus elus nagu muuta midagi. Vaata, tead, hästi tihti inimesed on kinni mingites enda mõttelistes konstruktsioonides, et Mhm, asjad peavad käima nii mhm, ja nad mõningates mõttes, nad näevad, et midagi ei muutu nende ümber, näiteks mitte inimesed ega olukorrad ja kõik läheb see raskemaks ja raskemaks, on ju. Ja siis nad hakkavad ennast haletsema
jälle see elurõõm puudub, vaata, ja sügav valetsemine endast, et miks minu peale keegi ei pane tähele, miks minu peale seal lapsed ei pöördu minu poole, et ja tead sa, mingisugused, kus ta hakkab mingisuguse situatsiooni või inimesi süüdistama mm, ja hakkab, tead sa, tal on kahju endast, iseendast, vaata, ta tahab seda haletsust ja toetust, aga ta ei saa seda iseendalt. mhm, Vaata, jällegi nagu puudub see elurõõm mhm, ja seega ta võib ka tekitada, vaata, hakata võib-olla mitteteadlikult kustutama enda, noh, seda reaalsust, vaata, no lihtsalt hakkab ise kustutama oma elu. Ta mhm, nagu kiirgab endast, ma ei taha tegelikult elada. mhm. Keegi ei tule, keegi ei aita, riik on halb, poliitikud on lollid ja kõik tead see, noh, sellised jutud on ju. Et inimene nagu ise loob ja seda, et ta ei võta elu nagu vastu, on ju, sellisena nagu ta on. Miks on lastel vaata võimalik, hästi tihti hinged valivad iseendale need õppetunnid. Vaat enne seda, kui nad siia tulevad, nad valivad iseendale need õppetunnid, eriti lapsed. Vaata, laste haigus mõjutab ka see, kuidas vanemad suhtlevad omavahel. Mhm. See on reaktsioon väga, siin tuleb ka vaadata vanemaid, millises suhetes on, kuidas nad armastavad, vaata teineteist, kuidas nad hoolitsevad teineteist. Sellepärast, et kui laps näeb oma vanemat, kes kogu aeg kiruvad ja seal karjuvad teineteise peale ja siis ju ka lapsel puudub elurõõm, sellepärast et mis seal kodus toimub, on ju, see on ka hästi oluline. Oota, mida sa küsisid hingede kohta, ma ei mäleta. Veel ei ole hingede kohta küsinud, aga just selle vähi kohta, et kui Mhm. sünnib juba vähiga laps ja Äh, juba kui sünnib, et siis see on see, et hing on ise valinud sellise. mhm. ja suhe ja seal ka võib mõjutada suhe nagu ema ja isa vahel, see on hästi oluline lapsele, see on tema maailm praktiliselt, vaata. Mhm, ja kui see maailm tema silmades hävib, siis võib käivitada ka vähk. mm. No siin jällegi tuleb vaadata, vaata, milliseid situatsioone on ja kõik. Midagi oli sul viimane küsimus mul, veel seal. mul praegu ei tule meelde, ju siis okei, ja, et lihtsalt ma tegelikult sellele vastasin, on ja, ju. sest tegelikult on üks asi, mida jällegi minu klientide pealt on ka hästi palju tulnud selliseid küsimusi. No mina näen numeroloogiliselt teatud koode inimese sünnikaardist ja siis need viitavad enneaegse suremise kohta, ehk siis jällegi, et näiteks keegi noor inimene suri ära või siis on ka vaata see, et laps sünnib ja elab seal mingi päeva-kaks või siis elab seal, ma ei tea, pooleaastaseks, võib-olla aastaseks ja siis midagi juhtub mõnel 7-aastaselt, 8-aastaselt. Et kas sa sinna ka oskad midagi ütelda, et mis seal taga võib olla? Ma saan aru, et kõik on ju tegelikult väga inimese, iga inimese kohta peab eraldi seda uurima, aga üleüldine informatsioon, mis seal võiks olla. jällegi taas vaata, millises olukorras elab ja vaat võib-olla see oligi lapse, tead sa, ülesanne tulla vanematele näitama midagi kasvõi 1-2 päeva jooksul. Mhm, See oli tema valik, just tulema ja näidata oma vanematele vaata midagi nendele õpetada ja kõik emotsioon ongi täidetud ja ta läheb lihtsalt edasi täitma enda, no seal missioone, järgmise missiooni. seega vaata, võib-olla ta tulebki näitama vaata selle lühikese aja jooksul seda tõelist armastust. praegu ju tulevad, sünnivad lapsed, kristalllapsed. Ja võib-olla selle lühikese aja jooksul on nad lihtsalt teinud kõik need ülesanded, mida nad endaga juba kaasa võtnud, on ju. Ja samas võib-olla nendele oli vajalik selline lühike materiaalsuse kogemus. Nad ei vajanud seda pikemalt ja et terve elu oleks, on ju. mhm, Et see on, minu meelest see on ka tema hingevalik. Sellepärast ma tead sa, mida rohkem ma edasi liigun, ma mõtlen, et ikka inimene kannab ka vastutust enda
valikute eest enda sünni kohta siin maailmas on ju, mingisuguste kogemuste, mida ta peab ja ka oma surma suhtes. mm. Vot tema võtab ka vastu otsuse. Vaata tihtipeale inimesed räägivad, oi, ma tahaksin, et sureksin nagu unes on ju. Ja nii pärast juhtus, see oli tema valik on ju. See oli see teekond, mida ta ise endale valinud on ju. Ja Seega ja siin on, vaata, ma ei oska universumi eest nagu vastata, aga ma mõtlen, et tead sa, igal inimesel on mingisugused oma ülesanded ja õppetunnid ja need kogemused, mida ta tahaks nagu tulla siia maailma, midagi uurida, natuke mängida siin maailmas, mis iganes on. Kõige parem, kui me kõik õpime, tead sa, lihtsalt seda vastu võtma. mhm. Ja tead sa, paljud inimesed palju nutavad, vaata, kui on peijed ja peale surma ja palju nutavad. Aga miks mitte tähistada, mitte inimese surma, vaid inimese elu. Vaata, Mhm. kui oleks tore, et tähistame, ta on nii tore elu elanud, ta on nii avatud olnud, ta on nii, tähistame parem seda, on ju. Mhm. Mitte seda, et ta on meie käest lahkunud ja nüüd me kõik siin nutame. Ei, parem ikka tead sa olla lõpuni selle inimesega on ju, mitte leinata tema lahkumist, vaid just proovida mõista, mis see inimene on kaasa toonud ja milleks see inimene minu elus on olnud. Ma olen täiesti nõus sellega, selles suhtes vaata, mida vanemaks tuled ja mida vanemana inimene lahkub, ütleme elus, siis seda rohkem on Mhm, seda ka nagu teha, et need küsimused, mis ma praegu su käest küsisin, need on siis tulnud mhm, eelmise meie vestluse tulemusena, siis mul on isiklikult neid kirjutatud ja mhm, küsitud. Seljavalu tuli nüüd minu enda sellest mhm, initsiatiivist, aga ma tegelikult juba tean sinna väga hea lahenduse, ma tean, mhm. miks see nii Noh, on. Aga no vot. see on juba möödas, aga Mhm, ma olen ka numeroloogiliselt väga sellega nõus, et ma olen ise ka hästi palju uurinud seda ja seal on tõesti mhm, need mingid koodid tulevad sealt välja. Siis tead mis, mul on küll üks küsimus veel, aga ma jätan selle magustoiduks natukene. mhm, Et aga räägi mulle nüüd sellist asja, kuna sinu artiklid on niivõrd põnevad nüüd viimastel päevadel eriti. Sa ütlesid nüüd küll alguses, et kuidas inimesed võivad tunnetada seda, mis praegu toimub. sa mainisid kuidagi, et praegu tulevad ka kristalllapsed. Et räägi natuke seda, mis tähendab kristalllapsed ja siis ma tean, et mul käis eile üks inimene, saad aru ka, siin analüüsi tahtis, ta käis täitsa mu vastuvõtul füüsiliselt ja siis ta oli rase, nii nunnu, järelikult tal tuleb ka kristalllaps või? ja nüüd ongi ainult kristalllapsed. mis see on selline? Tead sa, need on meie eksaminaatorid. Need ei ole Mhm. õpetajad, need tulevad meid kohe katsetama, tead sa reaalselt ja näitame, kuidas see reaalselt elu käib. Nad pole sellised, nagu oleme meie. Nad ei vaja õpetust, nad ise juba teavad, tulevad kõikide universumi teadvusega on peas ja parem kuula neid, ära vaata, kuula neid, kuidas nad käituvad, miks nad teevad nii ja nad ongi jah, su ellu tulevad sind õpetama. Ei, rohkem ei ole sellist, et nüüd tuli laps, nüüd ma hakkan teda kasvatama ja kõik. Vaata isegi, kui sa vaatad seda TikToki ja kõiki vahest näitavad selliseid, tead sa, kangeid lapsi, kes nagu nõuavad enda ja kohe on ju. Ja vanemad proovivad nendele nagu seletada, et kuule, ei tohi nii käituda. Aga miks ma ei tohi nii käituda? Miks ma ei tohi nii teha? Sa mind ei tea, kes sa selline mulle oled üldse, vaata, nad vahest ka räägivad niimoodi, onju. Ma tean, kuidas on õige ja kogu lugu. Ja üle minu piiride ära astu, ei tule sul mind siia õpetama, kuidas ma pean tegema, onju. Ja nad on, tead sa, rohkem iseseisvad ja sellepärast on väga palju selliseid hüperaktiivseid lapsi, vaata, on väga palju autiste, sellepärast nad on enda maailmas Mhm. täitsa nende maailmast on ja tuleb neid ikkagi mõista, vaata, neid tuleb kuulata, nendega tuleb rääkida, nende käest võib küsida ka, kuidas lahendada mingisuguseid enda probleeme,
nad võib-olla ütlevad sulle, tead, selliseid tarkusi, mida me pole üldse elus nagu kuulnud, tead sa, ma ühe kristallilapse ütlust nagu kuulsin, et kui vanemad olid omavahel riius on ju, laps tuli ja ütles, et kuulge, mul on küll nii juba teie siin, vaata selles kisamises, miks te lahku ei lähe, näete? Milles probleem nagu, vaata meis on ju vanad need mustrid, ma pean lapse pärast kannatama, nagu milleks, nagu milleks. Austa iseennast ja usalda iseennast, sa saad hakkama kõigega. Aga ela enda elu, mitte teiste inimeste elu. Sellepärast, et just sellest, et sa oskad ennast armustada ja väärtustada, algab kõik see, et asjad hakkavad liikuma. Ja veel tead sa, mida ma tahtsin lisada, et mis on nüüd hästi eriline. Kõikides situatsioonides, kõikides olukordades, kõigis jamas, mis sinuga võib juhtuda, sa pead valima ainult ennast. See ei ole egoism, sa valid ainult seda, mis on antud olukorras ainult hea sulle. Täiesti nõus. Mhm. Aga see ongi nii, nagu ma ikka nalja viskan, et meil nõukogude naistel või meil nõukogude meestel, meil on see suht selline jama värk, sest meid on õpetatud alati teenima seda suuremat, ma ei tea, mis asja ja siis me kõik tahame oma lapsi aidata, oma vanemaid aidata ja siis sa oled kulunud ja selg on rikkis ja siis sul on küür seljas ja ma ei tea, sada imet. Aga väga õiget juttu räägid selles suhtes, et tead, praegu need, keda ma olen teinud kuni, issand, mul ongi vist ainult need kliendid olnud, kes on sündinud 1900 midagi. Mul ei ole veel, või tegelikult ma natuke luiskan, mul on vist 2 inimest, kellel on seda 2000 ja teate, mis numeroloogiliselt on selline number nagu 12 näiteks ja 15, need viitavad just selle kaassõltuvusele, just see, et ei austa ennast ja nii edasi, siis neid on tead vene keeles öeldes moorje, et minul on neid seal mõnusalt ja ma arvan, et sinu kaardi ka kui lahti teeksime, siis seal on ka seda moori, et ehk siis see on selline õppimine, aga noh, ma olen sinuga täiesti nõus ja ma arvan, et ka need inimesed, kes nüüd, kes pöörduvad sinu poole, need tihtipeale ju tegelikult tulevad ennast ka ju otsima, on ju, ja otsima just seda, et mis neil seal viga on. ja oota, issand, mu mõte läks praegu korraks laiali, ma tahtsin seda mitte enese kehtestamist ega egoismi rääkida, aga see, et tegelikult me õpime ju kuni, saad aru, kuni lõpuni seda, et kuidas sa armastad iseennast, et meil just nendel 1900 sündinud inimestel on see ikkagi suhteliselt selline väljakutse. Äkki sa annaksid siin ka näiteks mõni kuulab ja mõtleb, et no ja mis teil nagu viga Aleksisega rääkida, et te olete nii kõvad mutid seal kahekesi on ju. et aga mingeid näpunäiteid selles suhtes, et kust alustada üleüldse? Esialgu kallid inimesed, me oleme samasugused inimesed nagu ka teie on. Ja see ei tähenda, vaata, me ei ole isegi kõrgemates vibratsioonides, nagu meie oleme kõrgemal ja teie olete allpool, sellepärast meie oleme välja valitud ja teie ei ole. See on kõrgus on ju, niimoodi ei tohi rääkida, me oleme täpselt samasugused inimesed emotsioonidega, tunnetega, lihtsalt ma ei tea, millise erinevus on. Võib-olla vaata sellest, et me oleme rohkem endaga tegelenud võib-olla ja ma oskan märgata enda emotsioone, vaata. Stopp, ütlen endale kohe või ma märkan, millal see aru mind hakkab tõmbama mingisuguse mõtted, milleks nagu on ju. Et võib-olla me märkame natuke rohkem on ju või tunnetame natuke rohkem. Võib-olla selles, ma ei tea, kas seda tohib nimetada üldse erinevuseks on ju, aga me oleme täpselt samasugused inimesed, me peame arveid maksma, me peame kuidagi töötama, me peame peale selle olema ärinaised ja ma ei tea, mis iganes seal on ju. Meil on suhted inimestega, meil on perekonnad, meil on lapsed, emad veel, kellel isad on ju, täpselt samasugused inimesed. Nii, aga ma rääkisin ka küsimuse unustasin. Ei ole hullu. Küsimus oli see, et kui nüüd see, kes vaatab nagu seda pealt, ütleb, no mis teil viga, vaata, te olete nii kõvad naised seal on ju, et aga kust mina nüüd alustama peaksin, et mul on siin, ma ei tea, lapsed kanda, mees kanda või siis vastupidi, mees, kes nüüd vaatab, mõtleb ka, et näed, naist pean aitama, ema pean aitama, lapsi. aga kust hakata sellega, et iseennast rohkem kehtestama, iseennast nagu armastada, et no mul on ka omad nipid klientidele, aga mida sina soovitaksid, kuidas sa nagu räägid neid asju? Tänulikkust endale.
oi kui hea tüdruk ma täna olin, ma sain hakkama selliste toredate asjadega, ma sain nii palju tööd ära teha, on ju, tänan. hommikul ärk, oi kui tore, tänan kõrgemad jõud, et ma ärkasin täna üles, et mul on, ma saan hingata, käida, naeratada, ma ei tea, asju teha, on ju. oi kui tore päev täna on, oi kui ilus päike, tänan. miks mitte selliseid asju, alusta ainult sellest, on ju. Vaata ja see ei pea, et sa kogu aeg kokutad nagu papagoiu on ju tänan. ei, sa lähed pärast sellisesse seisundisse, kus sa oledki kogu aeg tänulik, sul hakkavad silmad särama ja siis sa ei peagi midagi tegema, asjad iseenesest hakkavad muutuma. Mm. ja tead sa, okei, sul on abikaasa, okei, vaata, kui sa ei taha enam, milleks sa koos temaga elad? Ma mõistan, varaasjad, rahalised asjad, aga sa ei ela oma elu. hakka midagi endale korraldama. Mm. milleks sa pead elama oma abikaasaga nagu näiteks nagu vend ja õde on ju aastaid on ju, üks ühes toas, teises toas on ju. et proovi seda asja lahendada, miks sa ei luba endale, sa lihtsalt ei luba endale, et asjad muutuksid, sellepärast sul on mugav, vähemalt unista seda on ju. nii, aga teisest poolest tead sa, vaata, sa ei ela üksinda. sul on keegi kõrval, kes sind võib-olla kuidagi aitab ikka vahest, te saate mõlemad. miks mitte selle eest olla tänulik, onju. Mm. näiteks minul abikaasat ei ole, onju. tere! tead, mul abikaasat ei ole, on ju, ma pean ise hakkama saama. no sellega ma olen juba jõudnud nii kaugele, et ma olen ise täiuslik. ma mõtlen, et ma olen juba täiuslik ja tead sa, ma saan kõigega nagu zen seisundis, kõik asjad tulevad ise minu juurde. ma olen selle üle hästi mitu aastat tööd teinud. aga ja vaata, vast ma ei oska lihtsalt tänada selle eest, mis meil on olemas, vaata. Mm. ma tänulikkusega tulen enda koju, tänan oma kodukest, et sa oled mul olemas, et ma kunagi sain sind osta ja mul on siin nii tore ja kõik mind nagu rahuldab siin, onju. miks mitte sellepärast olla tänulik, onju. miks sa mitte olla inimeste, lähedaste inimeste eest, kes sinu elus on ju. et kõik on hästi, vaata, et sul ema veel praegu elab, onju, et sa saad temaga rääkida. aga vaata, mida rohkem sa nagu tänulikkust hakkad endas treenima, seda peab treenima, sellepärast tead sa, täna ma mäletan, aga homme hommikul ma ärkan halva tujuga ja ütlen, kuradi kõik minge persse, vabandust, onju. Ja. et see seisund tasapisi hakkab kasvama, aga esialgu alusta tänulikkus, see on kõige esimene samm. vot tee, mida tahad, aga see on, olen tänulik endale, olen tänulik elule, olen tänulik kõigele, mis minu ümber on. miks mitte? vot siin tegelikult tahakski kohe küsida sinu kalli vaataja käest, kas sina oled tänulik selle eest, mida sa, 3 punkti, ma ei teagi, mida küsida. ma mäletan kunagi Kai Oja alustas sellega ja Heike Pettinen minu meelest ka, tänulikkuse hommikud olid, et kes on seal ka osalenud, kirjutage siia, aga minu meelest ka selliseid asju, et just seesama tänulikkus vajab praktiseerimist. et see ei tule iseenesest, ma mäletan ka, kui mina seda hakkasin tegema tänu nende eestvedajatele, siis me kirjutasime üles neid asju, siis nüüd mul on selline elukaaslane, kellega ma alati õhtuti täname selle päeva eest, täname üksteise eest ja nii edasi ja lähme siis ilusti magama. ma olen tegelikult nii õnnelik selle elukaaslase eest, seepärast et ma saan nagu no, just teha neid asju, mida ma olen alati unistanud. mhm, ja hommikul samamoodi, selles suhtes tead, Aleksis, nii kihvt on sind kuulata, sa oled ju 16 päev sündinud. me oleme mhm, sellised, ma praegu alles tajusin, kui õnnelik ma olen, et meil on 16, no eks siis mul ka. mhm, sest me oleme mhm, sellised lillelapsed, et selles suhtes, et numeroloogiliselt sina ka, kes sa nüüd 16 oled ja kuuled, et kirjuta ka, et ma olen jah, 16. et mhm, ega lapsepõlves oli seiklusi ja väljakutseid ja murekohti palju, aga tegelikult nüüd, kui sa jõuad sinna faasi, kus sa saad iseendaga juba sõbraks olla, siis ma ütlen kogu aeg, et minul on nii palju mind, et ma pean kähku ära magama, et iseendaga koos olla, sest on nii huvitav. ja nii nagu sinagi samamoodi, kui sa ütled, et sul pole elukaaslast, ma kujutan ette, et sul on nii huvitav, et sa magad ka hästi kähku ära selleks, et jälle endaga mhm, koos olla, onju. ja tead sa, ma ta esialgu peale oma endise abikaasa surma onju, ma
ma ikka lootsin mingisugusele suhetele ja kõige, aga vaata, pärast ma hakkasin ausalt enda käest küsima, kas sa tõesti tahad kedagi enda ellu, et kas see on kindlasti sulle vaja ja tead sa, kui ma mõistsin, et ma ei vaja karku, et ma saan ilusti, tublisti ise hakkama, mul on kõik olemas, ma teen, mida tahan, teiega käin, kuhu tahan ja kõik onju. et selline, tead sa, elu, mis no, muutus tegelikult hästi kiiresti. No kuid näed, vaata need projektid, need mingisugused uued ideed, kuhu minna, kus loengud pidada, tead, vot need kõik tulevad nii palju minu ellu praegu ise, nad tulevad ise, nad sünnivad ise pealt, et vaata, et pole puudust sellel küllusel, vaata, mis minu poole praegu tuleb. Ja pole vaja üldse millestki eest nagu muretseda üldse. Sa mõtled, oleks tore, kui vot see tuleks või võib-olla teeksin niimoodi, väga tore mõte. Ja tead, kuidas töötab nagu mõistus ka minuga koostööd ja ma tänan oma mõistust, kui ta annab mulle mingisugused toredad vihjed. Ma alati kiidan, et nii tore, sa oled nii tore, kui me töötame koos. Ja sa nii toredalt ütlesid praegu, kuhu ma pean oma tähelepanu pöörama ja kus ma seal midagi kirjutamist ära parandama või sa nii osavalt pöörad mu tähelepanu, nii ma olen sulle nii väga tänulik selle eest ja ta töötab palju paremini kui varem mõistus, vaata. Ja enam ei ole tead sellist mingit asjade jahvatamist ja mul on emotsioonid, kuna ma olen tulemärk teada. Vot niimoodi kõik onju. Aga ma olen nii, stopp. Emotsioonid, käigu praegu emotsioonid kõik läbi ja siis ma pärast istun ja valin ja otsustan, mida ma siis hakkan tegema. Sellepärast, et muidu tead, ma juba olen märganud, et kui ma kohe emotsionaalselt midagi teen, siis no pole vaja. Et anna endale aega ja kui sa oled veel selline inimene, et lähed kiiresti emotsioonidesse, siis tõesti anna endale 3 päeva, siis ma soovitan 3 päeva võtta aega ja kui on mingi suurem probleem, et tegeleda sellest pärast, sellepärast et 3. päeval sa võid näha, et see pole üldse mingi probleem. äkki siin on väga hea mõte, vaata, kui tundub, et on probleem, kirjuta see üles ja anna tal seal natukene olla. tähtis on vaata inimestel ju see, et nad saaksid selle välja rääkida, välja kirjutada, sest see muidu Ja, pulbitseb meie sees. kuule, aga mul tekkis küsimus, kas sa oled hobusaastal sündinud või? ja, Tulihobune? ja, see on väga muu Assa, aasta ja. assa, mul sama värk. Mhm, Jaa, issand, kui naljakas. Aga kuule, mhm, sa rääkisid siin nüüd oma jutus sellist asja, et sa käid esinemas, sulle kutsutakse ja sulle mhm, sellised asjad, kõik nagu on hästi voolavuses. Et mhm, kus sa esinemas käid ja ma tean küll ühte kohta, kus sa käid esinemas. äkki sa mhm, vihjaksid ka seda, sest ma olen nüüd minemas sinna 31. sinna mhm, Sirilindu. Ehk mhm, siis ka viimane vestlusõhtu sellel kevadel, et kes veel plaanib tulla, siis tulge kindlasti Sirilind keskusesse. mhm. Et aga sina käid Sirilinnus, ma tean. Sirilinnas käin. Kus sa veel käid? Vast ma käin Tartus, aga Tartus ma käin ikka vaata rohkem suveperioodil. Mulle ei meeldi need tumedad õhtud ja külm ja tuul ja kõik see, tead sa, pakane ja kõik see ei meeldi mulle. Suvel muidugi mul natuke aktiivsem, just oota, paar nädalat tagasi, mul oli juba ajaga, tead sa, just käisin Elvas, tead sa, no käisin vaatamas ja Elvas käisin loengud, aga seal täitus minu unistus. Ma No. esinesin laval ma esinesin laval, mul oli kultuurikeskuses. see oli minu jaoks väga tore, tead sa, üks minu unistuse täitumine, et ma saan esineda laval, onju. Ja seal oli hästi huvitav ja väga toredad inimesed. Ja no suuremasse Sirilinnusse, aga no vot sain kuidagi Elvasse, aga seal organisaator oli väga tore inimene ja ta pärast oma autoga tõi mind koju. No ikkagi Elvast Rakvere on ikkagi pikk sõit. Ja Mm. selle eest ma olen talle tänulik. Ja no kui midagi on huvitavat, siis rohkem muidugi Sirinullis, et ma eriti kaugele vaata, no ei tahaks nagu minna, sellepärast et kõik need hotellid, sõitude organiseerimine, see on ka minu enda oma, onju. Ja seega sellele kulub aega ja ma vaatan, millised võimalused, sellepärast ma pole autojuht, mul ei ole autot. No ei saanud mind õpetati, aga no ei ole ma autojuht, on ju, ma olen bussidega sõitja. Selleks, et kuskil olla, kuhugi minema, ma pean kõik see logistika läbi mõtlema. Mm. Aga noh, ei, ma hea meelega vahest tulen kuskile.
Mhm. Aga jah, varem ma käisin üldse hästi palju ja väga tihti, ma olen siin pool Eestit läbi käinud, onju. aga nüüd on ju vanus ka juba selline, tead, kus tahaks rohkem lebutada ja olla ja süüa maasikaid vahukoorega niimoodi tahaks juba midagi tead sa, no et vähem liikumist olla, ei liikumist muidugi õues küll, aga et no, et ma ei lähe kaugele kuskile onju, et ja. aga kui mõnel näiteks praegu tekib ka selline tunne, et ta tahaks sind näiteks loengule kutsuda, et kas näiteks ka Zoomi teel on sind võimalik kutsuda kuhugi? Ja muidugi, muidugi, mis iganes. Mhm. Me võime kasvõi otseülekannet kuskile teha või noh, kõik on läbiräägitav, kõik on absoluutselt milline, läbiräägitav. milline teema on sulle praegu selline kõige aktuaalsem, mida sa käid rääkimas vestlusõhtutel? Kas sulle ja antakse see teema, on kas antakse teema ette või sa alati lähed niimoodi, et ise mingi mõttega? No suurem osa ma ikkagi räägin nendest jooksvatest energiatest, Mhm. sellepärast et seoses nende energiate, uute energiatega, ma ei tea, isegi ma ei nimetaks seda uuteks energiateks, ma nimetaksin seda teadvuse laienemiseks. Mhm. Toimub üldine inimestele teadvuse laienemine ja seoses sellega on kehas transformatsiooni sümptomid, inimene pöördub rohkem enda poole, tema võimed kasvavad, tema nägemine, üldse tajumine, teadmine kasvab, kõik need asjad kasvavad ja seoses, see ei ole, et meil nüüd kuskil ja loomulikult energiate kvaliteet on juba teine, onju. Aga kõik see, mis me nimetame üleminekuks, on ju, seal ülestõusmiseks, ma ei tea, mis iganes praegu need sõnad seal internetis käivad, see on kõik ainult inimese enda teadvuse laienemine ja kõik muu, mis temaga toimub, on selle protsessiga kohanemine, kogu lugu. okei, aga kas sa saaksid ka rääkida näiteks needsamad, mind ka tegelikult huvitavad, sa natukene nüüd rääkisid ka, mida tähele panna praegusel ajal, aga Mhm. kui kursis sa oled näiteks astroloogiaga ja planeetide seisuga ja mida sina üldse jälgid, kui sa Natu- kust sa saad informatsiooni? kuule, natuke ma vaatan ikkagi sedasamuseid neid planeete ja ma pole astroloog onju, aga mind ikkagi vaata huvitavad need teemad, mis planeedid täna meid mõjutavad, on Uraan kuskile, veel Kuur on kuskile, Saturn meid võib palju seal mõjutada onju. siis mis kuu on millises seisundis, kas Ja. ta kasvab või ta kahaneb onju, sest mina näiteks ennast tunnen paremini, vaata kohe peale täiskuud ja kui kuu hakkab kahanema, seal on mul õnnenädal sealt või paar nädalat Asta. ja need on, ma ei tea, mikspärast, aga ma tunnen ennast paremini onju. Ja siis mul loomulikult mind asjad, samas on mul on sõbranna, vaata, kes on astroloog. Ma tahan alati tema käest küsida, et tema kohe ütleb mulle, mis täna mõju on ja miks on nii ja miks on et tema oskab mulle, mind juhatada ja öelda ja siis vahest ta aitab ka mind. Et informatsioon, tead sa, vaata, tead sa, see on hästi huvitav, informatsioon avaneb esialgu minus Mhm. ja kui see on mul, miks nii, kust see on tulnud, miks nii on tulnud, miks ma nii ennast tunnen, kust ma seda tean, ma hakkan siis kohe vaata uurima seda asja Mhm. igalt poolt on ju, kus võimalik on ju. Ja siis ma saan kinnituse ja see ongi mingi arengu uus etapp. Niimoodi praegu asjad käibki ja sa pead sellega harjuma ja kogu kompott on ju. Ja noh, ja siis nii ongi. Vaata, esialgu see sünnib kõik siin, mingisugune uus seisund, mingisugune ja pärast ma võin leida sellele kinnitust, ma ei tea, teiste kanaldajate poolt või miks minus endas nii tundub. Mhm. ja ehk siis ütleme siis niimoodi, et see info voolab sinust läbi ja see tuleb sulle mingisugune teadmisena ja sul on vajadus seda rääkida siis ka ütleme suuremale rahvale Ja kui selle võimalik. mhm, jah, ehk siis siin jällegi ma ütlen sellist asja, kuna ma olen ka 16 päev sündinud ja ma olen ju kogu aeg tundnud enda sees, et mul on see kipitus sees, vaata, et ma pean rääkima, ma pean mhm, rääkima. mhm. aga ma hakkasin seda numeroloogiat tegema, mul oli vaja nagu ühte teemat, millega ma hakkan rääkima, aga selle numeroloogia ümber ma panen ka hästi palju asju ümber. et üldse 16-ndad inimesed või ütleme need, kes on siis need
mitte sensitiivsed, kuidas ma mõtlen, et intuitsioon on väga tugev, tegelikult seda on ju väga paljudel inimestel, iseasi, kas Mhm. inimesed seda lubavad endal nagu tulla. Ja, ahah. Et äkki sul on ka mingisuguseid, kas elukogemusi, võib-olla ka klientide kogemusi, selliseid, et kas sinna saab kuidagi ka aidata, et sul see kanal natuke rohkem avaneks või mida sellistes olukordades Mul teha? on näide, tead sa, mul on näide, mul on, nagu ma rääkisin juba, et mul on sõbranna, onju. Me juba teame teineteist, no ma ei tea, 45 või isegi rohkem, 50 aastat, onju. Me teame teineteist ja nii. Kui vana sa oled, et sa nüüd 50 aastat? 60, 60 olen. Ma läksin tööle, kui ma olin 17 ja ta oli minu õpetaja seal töökohal. Onju. Ta õpetas mulle seda ametit ja kõike. Ja siis me hakkasime no, nagu, no, nagu suhtlema ja siis nüüd juba suhtleme siin praktiliselt, ma ei tea, mitte 45 ja 45 aastat ma tean seda. Onju. Mhm, Ja sellepärast ja ma kohe peale kooli läksin vist kohe töötama, ja peale kooli. Ja tead sa, ta on hakanud, ma teadsin, et ta on astroloog, teda on kogu aeg seda huvitanud, aga üks päev ta hakkas mulle rääkima, et tead, kuule, et mul on huvitav. Ma olen leidnud endas nõiavõimed. Ma kus sa, tead sa, aga TikTokis vahest on selliseid videod, kus sul küsitakse, arva ära, mis see on või mis kaart see on või kes see mees on või sellised küsimused. Ja tead, ma arvan kõik ära. On ju, ma arvan kõik ära, mis mulle näidatakse, ma täpselt kohe esimesest sekundist tean, mis see on, aga ma ütlesin, miks sa ei tunnista endast, sul on ju alati see olnud, ma olen seda sinust märganud, et miks sa seda ei tunnista, miks sa ei hakka sellega tegelema, miks sa ei võta selle kasut, sa võid ju inimesi aidata sellega, mhm, enda intuitsiooniga, proovi lihtsalt teadvustada endas, et võta see enda pool vastu, vaata, seda tuleb lihtsalt endas aktsepteerida. Mul on võimed, okei, väga tore, millised võimed? Vot sellised, millega, kuidas ma saan inimesi aidata sellega, mida ma saaksin teha, onju. Kes on minu klient, kus ma võiksin seda teha, kuidas ma võiksin seda teha, võib-olla need on online mingid podcast, võib-olla on need mingi, kui ma oleksin bloger või mis iganes, mhm. hakka avastama enda, ärge kartke, praegu on kõik teretulnud, väga tore, kui sinu sees midagi avaldada, sa hakkad ju uurima iseennast ja vaata, sa võid ju endas avastada nii palju huvitavat, onju. Mhm. Siis pärast saadad oma tööandja kaugemale ja hakkad tegutsema enda mingi võimetega. Ja tead, sinu võimed on hästi paljudele inimestele vajalikud, sellepärast et inimesed kõik praegu ärkavad, onju. Nad ärkavad, nad rohkem küsivad, kust ma olen, kes ma olen, milleks ma olen, mis on minu missioon, onju. Seda tihti küsitakse, et missioon on üks, olla õnnelik. Nii armas, nii et ärge üldse pöördugegi numeroloogia poole, missioon on kõigil üks, olla õnnelik. olla õnnelik ja kogu lugu on ju. Ja vaata ja sinu võimed tõesti võivad inimest aidata, lihtsalt suunata, tead sa, ega ei pea ju psühholoog paberitega olema. Mm. Sa oled iseenesest juba võib-olla elukogemustest nii tark inimene, sa võid teist inimest aidata, kui sa aga esialgu aita ennast, sest paljud hakkavad tegutsema psühholoogiaga vaid sellepärast, et nagu katta oma sisemist tühjust. Mhm, Sellepärast teisi on näidata kergem kui iseennast, on ju. mhm, Et ja vaata, et ja sinu võimed on hästi palju vajalikud ja kui sina oled siia sündinud mingisuguste võimetega ja kui sa avaldad need võimed teistele inimestele ja mõtled midagi välja, mõtled välja enda uue projekti, saad olla see, kes sa tegelikult oled, seal pole probleemi ka rahas. Sellepärast sina annad ennast iseenda kätte, usaldad ennast, vaata. No mis see küllus siis tuleb, igalt poolt hakkab see küllus kohe trügima sulle koju, on ju, jah.
ja ma olen sellega täiesti nõus, saad aru, on ka selliseid juhtumeid nüüd mul siin numeroloogias ka, no nende suuliste klientidega mul kõige rohkem, kellega ma saadan häälsõnumeid, siis me saame kokku, siis me Mhm, vaatame, siis ikka, et aga ma ikkagi ei saa aru, mis ma tegema pean. ma ütlesin, okei, lähme kohe vaatame kahekesi sinna, tead, prill ninal, siis me vaatame, mhm, seal väga hästi tulevad ametid välja, siis ma näen seda hingemissiooni on ju, siis see Alexise poolt mhm, öeldud missioon, et olla õnnelik, ma kirjutan selle sinna kõigile, et olla õnnelik ja mhm. siis saad aru, mina näen temal numbrite järgi, et ta peaks tegema seda, seda, seda ja siis ma räägin talle, siis ta ütleb, no ma ei tea, ma kunagi mõtlesin selle peale, aga ei, no ma ei tea. Ja siis ma nüüd tahaks küsida Aleksis, et kas on niimoodi ka võimalik, et inimene pöördub su poole ja ta ütleb ka, et vot ma tahaksin nagu töölt ära tulla, aga ma nagu ei tea, et mis ma pean tegema ja nagu natuke tunnetan ka, aga ma ei tea, et ei, ma olen kogu aeg raamatupidaja olnud. kas selliste muredega saab ka sinu poole pöörduda, et Ja saab küll. kuidas sa neid lahendad näiteks, on mingi näide Vaata, tuua? me tead, millest tuleb tegelikult sellise inimesega alustada, usaldus enda suhtes. Mm, Vaata, inimene ei usalda ennast. mhm, Sellest on see esimene sambas ja seda tuleb lihtsalt leida, kus sa selle arusaama võtsid endale, kus sa selle mõttelise konstruktsiooni tegid endale nii tugevaks, et sa ei usalda iseennast. Vaata, me rääkisime siin eelmises minu meelest, et siin on nii palju ebapiisavust naistel. mm, Naistel on nii palju ebapiisavust. Vaata, noh, aga sa ju oled siia päeva kuidagi jõudnud, on ju, sa ju oled siin ja praegu, sa oled olemas, sa hingad, sa käid. Miks sa ennast ei usalda? Leia see loll muster kuskil sinust istub, on ju, mm. ja sa ei usalda iseennast, sa ei usalda maailma, sa ei usalda inimesi. See on esimene selline asi, mida sa peaks enda käest küsima. Miks ma ei usalda ennast? Miks ma ei luba endale? Mida ma kardan, on ju? Miks ma ennast nii ei armasta, et ma endale seda ei luba? Miks? Mis kõige selle taga seisab, on ju? See on võib-olla õppetund, miks sa siia üldse Eestisse sündinud, sellepärast siin on kõik kannatajad ja ebapiisavad. ja miks paljud mitte paljud, aga miks eestlased näiteks välisriikides elavad, et nagu minagi, tead, mina ausalt öeldes ütlen teile kõigile välja, ma mitte kunagi ei arvanud, et ma tulen Soome. et Mhm, mina olin täiesti Eesti patrioot ja näed, nüüd ma olen siin 20 aastat. muidugi nüüd numeroloogiliselt ma tean väga hästi, ma pidingi kolima selleks, et toimuks transformatsioon, selleks, et ma saaksin tulla üks etapp üles, aga teate, üks asi, mis ma tahan kõigile ütelda, ma väikse tüdrukuna unistasin väga, et minust saaks psühholoog. ma kuulsin kuskil seda sõna ja kunagi koolis, põhikoolis siis mhm, uurisin, et mis see tähendab. ja isegi ma mäletan, et Soomes ka, kui ma tulin, ma ei teadnud keelt ja ma lugesin raamatut ühest psühholoogi eluloost. mhm, ja see oli mhm, nii huvitav, ma mõtlesin, mina tahan ka kunagi olla see. aga mhm. nüüd siis ma õppisin siis vene koolkonnas numeroloogia psühholoogiks. ja nüüd see, mida ma teen, siis on ka see, et nii nagu sinagi praktiliselt me oleme kõik endale hommikust õhtuni head psühholoogid ja väga head psühholoogid, kes valetavad endale päevast päeva just see, mida sina räägidki. aga tead, see on kõik väga tore lugu, mida sa räägid nende, et kuidas sa hakkad nagu kliendiga pihta, aga kui kiiresti see inimene, see, kes sinu poole pöördub, üleüldse sellest Mhm. aru saab, et need asjad on seal temas peidus. kas sa kohtud temaga siis üks kord või sa kohtud temaga 2 korda, annad talle kodutööd, mida ta peab tegema ja siis pöördub tagasi mingi aeg? See sõltub inimesest endast, vaata. See ongi niimoodi, vaata, et ma võin talle rääkida hommikust õhtuni mingisuguseid asju, onju, aga tema vaatab mind kui multikat, vaata, ja jääb enda mingisugustesse programmidesse ja mõtete mingisugust konstruktsioonidesse, onju. Et sa võid mulle rääkida, kuidas seal kosmosel lendavad needsamused kosmoselaevad, aga mina istun ja lihtsalt kuulan, onju, sellepärast et sa lobise seal nagu raadio on ju. aga tead sa, ja sõltub inimesest endast, vaata vahest ma ju siin kirjutasin prognoose ja mitte prognoose, teejuhte, ma nimetan nendest teejuhiks on ju. ja siin ma hakkasin jälle kirjutama neid teejuhte, sellepärast et vaata,
ega aasta ei hakka ju 31 ja lõpeb seal 31 detsember nagu ära täitsa hakkab uus aasta. aasta on tänasest päevast kuni järgmise aasta selleni päevani näiteks on ju. ja seega inimene teebki endale tellib minu käest neid teejuhte just selleks, et olekski nagu aastaks nagu seesama teejuht on ju. ma ka kirjutan seal natuke päevadest, mis on, no vaatan ja seal konsulteerides sõbrannaga on ju, et me vaatame koos, et kirjutada inimesele, mis on head päevad, mis on kriitilised päevad, millele tuleb tähelepanu pöörata, see on ainult üks osa. ja muidugi ma toetan ja vaatame ja kirjutan nendest teemadest, mis inimest ennast nagu huvitavad, näiteks töö, raha, seal suhted, ma ei tea, kodu on ju. vahest inimene keskendub millegile, mis pole tegelikult oluline, siis ma üritan keerata tema mingisugune tähelepanu mujale onju. ja siis ta peale seda teejuhi lugemist järsku avastab endale, aga ma teadsin juba seda kõike sees, et tänan, et ma nüüd sain pihta ja nüüd ma saan hästi kiiresti lahendada kõik need asjad, sellepärast 100% tabamust oli, sihi tabamist oli. et ja, et ma nüüd väga tänan, et see oli tore lugemine, et ma nüüd mõistan, kuidas edasi tegutseda. aga mõni ütleb, tead, üks kord mulle inimene kunagi saatis psühhosomaatikat ei, mitte haigust mingisugust. ja ma kirjutasin pika teksti talle tema terviseprobleemidest psühhosomaatikast ja ta vastus oli milline? See pole mulle. ahah, no kui inimene teeb seda valikut, siis see pole talle, onju. okei. et täielikult sõltub inimesest, vaata. ma saan aru. ja sellest, mis tal kõrvade vahel on. Ja see on just see koht jälle, mis ma räägin ka, et kui nüüd ma ei räägi sulle, aga ma räägin justkui sinna, kes vaatavad pealt, et kui te ka otsustate teha kingituseks kellelegi numeroloogiline analüüs, siis ma pühendan sinna oma aega, ma pühendan sinna oma energiat või ma teen seda. ja teate, kui see kingituse saaja ei ole valmis saama seda kingitust, siis see on nii selline energia nagu kulu ja mul on nagu nii kahju sellest, et sina kingi ostjana või siis kingi nagu edasiandjana, sa oled täis seda õnne ja armastust, seda kõike, aga see teine ei hakka endaga nagu seda ja. protsessi üldse alustama. Siis eriti ma märkan seda nende suuliste analüüsidega, kui keegi on kinkinud ja siis ma teen selle ja mul on kahju, aga ma saan aru, et see ei ole nagu minu probleem, mina lihtsalt teen selle ära, aga minule tegijale ja nii nagu sullegi, Aleksis, on ju, kui sa pühendad ennast kliendile, siis muidugi. on nii tore, kui sealt tekib mingi kommunikatsioon, ja. tagasiside. näiteks ka need kirjalikud analüüsid, kui ma seal saadan, siis mõni saadab sellised romaanid vastu ja siis ma ütlen, oi kui nunnu, appi ja kui ongi armsad te täpselt olete. samasugune tunne ja vaata, kui inimene kirjutab, et nii väga aitas, et tänan selgitamast ja täpselt see on mulle, just mulle, vaata. et jah, et sellised teejuhid ja sinu prognoosid on ju lihtsalt toetavad ja aitavad, vaata. see on loomulikult, see on iga inimese enda valik, vaata, mida ta teeb enda eluga, aga minu meelest sellised meie teejuhid võivad täitsa toeks olla, tõesti võivad toeks olla ja võib-olla nad pööravad selle tähelepanu mingile muule, kes istub sinu sees, vaata ja võib-olla kas vehib seal kätega, kuula mind, vaata mind, näe siin olen, mind. siin olen. ja, et ongi nii. äkki sa teeksid veel sellise asja, kuna sa ütlesid vestlusõhtutel, kui sa käid, siis sa räägid nendest praegustest, et mis just praegu nagu liigub ja nii edasi. äkki sa räägiksid nüüd meile ka siis, kuigi ma olen juba seda küsinud, sa oled juba kaks väikest nüanssi juba rääkinud, aga jah, et milleks me võiksime valmistuda, milleks me võiksime nagu avatud olla, mis on juba nii, nagu sa ütlesid, et praegu inimesed avanevad nagu sageduselt nagu kõrgemale ja tekivad hästi palju erinevaid võimeid, mõni ei oska seda vastu võtta. aga samas ma tean, et siin, no mul käis üks astroloog siin ja siis ta ütles ka, et kuni 20. aprillini midagi veel toimub, aga tegelikult needsamad igasugused energiad ju toimuvad kogu aeg. Vaatamata nendele planeetidele, mis siin on, et igalühel siin horoskoobid mängivad rolli, nimi mängib rolli, sünnipäev, aga äkki sa midagi ka valgustaksid selles suhtes, et ja võib-olla sul on ka mingi vestlusõhtu tulemas, kuhu võiksid inimesed tulla, kes tahaksid rohkem infot saada?
praegu aprillikuu ma võtsin endale puhkuse, lihtsalt võtsin endale, ütlesingi Aimele Sirilin stuudios, et Aime, ma ei tule, ma lihtsalt tahan kodus olla, vaata, muidu mul oli siin periood, kus ma praktiliselt iga nädal kuskile sõitsin, vaata, ja kogu aeg oli mingisugune liikumine, onju. Aga nojah, hea Tallinnas käia ikka, aga tead sa, mul on Rakveres siin palju rahulikum kui Tallinnas, onju, siin on hingerahu ja see on muutunud mu koduks, onju. Aga mida ma saaksin praegu soovitada, vaata, see on see, et tead sa, vot ma mainisin seda, igas situatsioonis, igas olukorras vali iseennast ja tead sa, see ei ole, et ma olen egoist, onju, et ma hakkan valima. ei, see on nagu, tead sa, see on, ma võiksin nagu, ma ei tea, kuidas, no lihtsamas keeles, kui sa saad, jumal saadab sulle katsetusi selleks, et sa õpiksid valima ennast. no kui nii sa tahad, aga tegelikult noh, jumal, no jumal ei saada lihtsalt meie elus iga kord, me seisame tegelikult valiku eest. ja kui ma olen tänulik, kui ma valin ennast, kui ma armastan enda keha, kui ma valin küllust, on ju, kui ma valin kõike paremat endale elus ja ma valin ka seda, et miks need asjad peaksid minema teisiti. ei, läheb kõik nii, nagu mina tahan, on ju. Mhm. Aga hakkagi ennast valima, milles probleem, mine ostan endale punast kalamari ja mine osta endale midagi maitsvat. alusta kasvõi sellistest pisikestest, mine osta endale uued trussikud, mis selles halba on, onju. noh, et hakka endale lubama igasuguseid ja ole selle eest tänulik ja näed, kui toredalt hakkab su elu muutuma. lihtsalt sinu elus hakkab käima sünkroonsus ja sa ei peagi millegi eest nagu üldse muretsema ja see kõik töötab. Oleks ma, tead sa, rääkinud mingisugusest utoopiast, aga ma enda elus täpselt tean, et see väga hästi nagu ja on päevi, kui mul on vastik meeleolu, siis ma ütlengi, täna olen endale vastik, olen virisev mutt ja ma ei tahagi midagi, vot täna on nii. ma ei taha kirjutada, ma ei taha kuulda mingist vaimsest arengust, ei taha, lihtsalt ei taha, onju ja olengi endale selline, tead sa, ma isegi luban endale kõiki emotsioone. tead sa, näiteks raamatupidaja saatis mulle selle majandusaasta aruanne, selle arve onju. ma vaatasin suur, ütlesin ei anna, vot ei anna ma tean seda tunnet, Aleksis, ma tean, ma sain ka, ma sain ka. mis asi see on, nii palju? ja siis, aga vaata, andsin endale 3 päeva, ma ütlesin kindlasti, et see on emotsioon, onju, aga andsin endale 3 päeva, siis inimene teeb tööd, onju, hindab enda tööd ja oma energiat. loomulikult ma pean ära maksma, sellepärast et ma ju ei taha, et keegi minuga niimoodi käitub ja ütleb ei anna. ei, ja tead sa, ei tuleb lihtsalt lubada endale olla erinev. vot lihtsalt ole erinev, lihtsalt ja täna sa oled selline, homme, aga võta see kõik vastu, sellepärast see oled ju sina. ja millekski lihtsalt mõtle ainult selle peale, millekski on sind Jumal ju loonud. Mm. sina oled Jumala looming. vaata, kui juba sees hakkab, ohoo, kui tore on ju. mina või? ja, okei, ja okei. aga kuidas ma võtan seda vastu, aga ükskord, kui sa teadvustad seda ja võtad seda vastu oma südames, tead, kui hea tunne tuleb. Mm. issand jumal, mul on kõik kättesaadav, kõik on minu ümber väga tore. ja tead, mis on veel, et vaata, kui midagi juhtus ja midagi nagu ei toimunud nii, kuidas sina tahtsid, onju. ja sa ütled, no ilmselt nii pidigi minema, et ilmselt midagi mulle ei luba või midagi. viska see prügikassi juba see ütlemine, onju. ei, kui midagi ei lähe, ei, kui sa tahad, siis sa pead seda endale selgeks tegema ja veel kord proovime ja proovime nii kaua, kui sa saad selle, mida sa tahad, onju, või sa tahad saada seda tulemust, aga mitte ütleme enda õigustamiseks, et mul ei tulnud. no ja siis peabki nii minema. mis see on, tead sa nagu tiivade kokkupanemine ja kukun sealt ülevalt alla on juba maha. jah
ei, hakka jälle lendama ja proovi katsetada, proovi päästa oma lennuk sealt, kui ta kukub sealt kuskil kõrgusest, onju. milles probleem, et ole julgem, ära enam nii ütle, no siis pidi nii minema, ei pidanud. see on arvatavasti see, et vaata, kui üks uks ei lähe lahti, nii nagu räägitakse tegelikult põhikooli lõpetajatele, Mhm. et lapsed, olge vaprad, uskuge iseendasse, kui üks uks ei avane, siis mine koputa teisele uksele ja aga nii see edasi, on nii kaua. Lapšuna uši, eks ju. jah. Aga samas täiskasvanutena on täpselt sama lugu, et me suht kähku tegelikult ju loobume ja kui keegi Mhm. meelega ütleb midagi pahasti, siis sa tunned ennast ju kohe süüdi, siis Ja. hakkadki endas ju neid vigu otsima, siis mõtled, ah, ju ta ongi jah niimoodi, et aga see, Mhm. et me kuidagi noortena me julgeme rohkem, aga tead, siit üks küsimus ka sulle. kui sa nüüd meenutad seda oma noorust ja kõike sellist asja, millal sinul hakkasid kõik need asjad nagu avanema? ma saan aru, et see on protsess, ei tule lihtsalt nii, et 15 ja kohe hakkas, et kuidagi, Mhm. millal sa hakkasid tajuma, et sul on midagi teistmoodi? tead sa, ma mäletan, ma vist olin 10-aastane vist see esimene, on ju, mul kodu juures oli, tead sa, seal kasvasid lepad kasvasid ja seal keskel oli väike aasake, vaata, nad ümberringi nagu kasvasid ja seal keskel oli väike aasake valgete lilledega. mul see nii ja ma kogu aeg istusin seal nende leppade, noorte leppade vahel sellel aasakesel, see oli minu peidukoht, see oli minu selline salakoht, vaat. ja ma istusin seal ja vot seal ma tunnetasin mingisuguseid asju, midagi oli see huvitav, et elu pole selline, nagu sa näed. Mm. mul kuidagi ja tead sa, minu meelest ma sündisin selle teadmisega, et Jumal on olemas ja kõik on siin jumalik ja kõik on siin jumal. ma lihtsalt sündisin selle teadmisega ja seda mitte miski ei saa minust kõigutada. võidakse seal küll rääkida kõike. ilmselt ma tõesti nägin Jumalat oma silmadega, sealt ei loobu sellest kunagi, onju. või minu hing on võib-olla kuidagi näinud, ma ei tea, mis iganes seal toimus. aga ja vot 10-aastaselt siis hakkasin ma kuidagi midagi niimoodi huvitavat tajuma. Mhm. aga kas sa seda oma vanematele ka julgesid rääkida või rääkisid, kui olidki sa, kas sa olidki juba natuke teistsugune laps ka kooliaeg oma, ütleme seal teismeeas, et ja olin, tead sa, aga tead sa, ükskord ma olin ka mingisuguse, ma ei mäleta, miks konflikt õpetajaga või teiste õpilastega ja ma ütlesin ühe kord, et te mind ei saa aru. Ja siis õpetaja kuidagi hakkas, sa ei saa, sa ütled niimoodi, et sa ei saa, sa oledki selline, tead, mingisugune hakkad seal rääkima. ja siis ma lihtsalt panin suu kinni, aga tead sa, kui ma hakkasin puberteedi, 12, 13, vaata, järsku ma mõtlen, et ma, tead sa, mul oli selline tunne, et mul ilmus tead sa minu teejuht, kes hakkas minuga rääkima ja ma kuulsin enda peas tema häält ja siis ma rääkisin temaga. ta oli nagu minu õpetaja, tead sa, see oli minu meelest minuga rääkis lihtsalt minu teadus või minu kõrgem mina või mis iganes. aga vaata seda, see nagu see kanal kuidagi sobitas ennast selle alla, et ma hakkasin vastu võtma teda kui minu toetavat sõpra onju. mhm. toetab ja siis ta hakkas mulle õpetama ja näitama mingisuguseid selliseid pisemaid asju, aga pärast ma unustasin ja siis, kui ma olin umbes 21 või midagi või 22. aga siis minu teejuht tuli tagasi, ilmus tagasi ja ma hakkasin kirjutama, ma hakkasin hästi palju kirjutama. ma kirjutasin täis kõik oma toa ja hakkasin joonistama. seda Ja, saab ja. ja hakkasin joonistama. vot siis kuidagi see tuli, no tead sa, ei, minu emal on midagi, aga ta kunagi ei tunnistanud seda endast. ta ütles ükskord midagi mulle sellist, et temas on midagi ja ma tean, et minu Ukraina vanaema või vana-vanaema, keegi oli seal ka Keegi midagi. keegi midagi ja et seega ilmselt kuskilt midagi tuli, aga seda keegi, vaata nõukas ju keegi seda ei mulle üldse öeldi niimoodi, et ära räägi sellest, muidu sulle järgi tuleb must auto.
Mhm. No ja siis ma olin nii ehmatuses, et ja sellepärast ma proovisin küll seal nõukaja ajal leida mingisuguseid vastuseid ja tead sa, ma ükskord isegi jõudsin ühe mehe kätte, vaata, ta oli mingisugune õpetaja, tema juures käisid noored onju. Ma ei tea, kes mulle teda soovitas või soovitas pöörduda ja tead, ma tulin tema juurde, ta võttis minu käe niimoodi, silitas, et oi kui hea energia ja tead sa, pärast ma tahtsin 2 nädalat magada, tema tõmbas minust raisk energiat. ja ma okei. kohe tundsin selle ära, onju, et see ei ole eriti hea inimene, sellepärast et järgmise kohtumisel ma lihtsalt ei tulnud. Ma Mhm. hakkasin tundma, et minuga midagi toimub, onju. Mhm. Ta lihtsalt pumbab minus energiat, siis ma ütlesin tema nime, tema tema perekonnanime, ütlesin stopp, enam minu energiat ei võta. ma käsin, et sa ei võta mind rohkem ja siis kohe tead selgus, kohe tuli Mhm. selgus ja kõik see magamine 2 nädalat seda tead see sellist lõdvat nagu tunnet, see läks kohe ära. See oli üldse huvitav ja vaata ja loomulikult ilmselt nõukas ikka jahiti selliseid inimesi nagu mina ja sellepärast ma pidingi vait olema, sellepärast et noh, aga kui ma kirikusele läksin ja proovisin rääkida sellest, et mis minuga toimub, siis tead mul, mis mulle Patjuška ütles? noh, Patjuška ütles mulle, et все от сатаны. ah sa, no nii selged pildid. Vait, jälle vait. jälle vaid ja siis ma niimoodi kulgesingi, on ju, eriti midagi ei pistnud kuskile enda nina ja kuidagi vaikselt niimoodi omaette kirjutasin ja kui ma sain ka rääkida, siis ma usaldasin nendele inimestele, keda ma usaldasin, aga ükskord tead, minu abikaasal oli üks sõber, kes tuli meie juurde, kuulas minu juttu ja oli, sa oled see ja ta ütles mulle, et see oled see inimene, kes saab luua uut reliigiat ja sinu järgi läheb rahvamass. aga seda ma ei tahtnud. ma ei tahtnud olla mingi guru, mingi tead sa, kellegi õpetaja, massid enda järgi, vaata see mind üldse kuidagi ei kõnetanud sinna see. Mhm. ma ei tahtnud ja. aga no meie oleme sellised numbrid, kes on õpetajad ja lobisejad õpetaja numbrid. tegelikult vaata, see ongi nii naljakas, et minul koolis ei ole nagu hästi läinud, aga ma olen kogu aeg selline nagu mingi, minu sees on kogu aeg mingi sisemine tarkus olnud, et ma olen olnud alati mingi teistsugune laps. et kool ei olnud selline nagu minu koht, aga ma teadsin, et ükskõik, mida ma nagu kuidagi räägin, siis see kuidagi mõjutab nii mind kui ümberringi olevaid ja on ka minul aeg olnud, kui parem oli vait olla, mitte rääkida üldse mitte midagi ja nii ta on. nii et teie ka, kallid naised-mehed, kes te kuulate, vaatamata üldse nagu kuupäevadele, lihtsalt rääkige, kas teil on ka mingeid tunnetusi ja kuidas te tunnetate, võib-olla mingisuguseid väikseid näiteid. ja samas teate, kui teil on tekkinud nüüd küsimusi, midagi, mida te tahaksite näiteks Aleksilt küsida konkreetselt, siis palun kirjutage talle. leiate see Valguse Veedatar lehe pealt siis kõik need kontaktid ja Aleksis Varnurm leidub täiesti Facebookist, mina leidsin ka ta niimoodi. ja kui teil näiteks tekkis mõte, millest me võiksime rääkida täiesti siin niimoodi podcast'i vormis, et Aleksis saab rahulikult oma Rakvere kodus olla ja mina saan siin oma Soome kodus olla, et andke ka märku, et ma kirjutan neid jälle rõõmsalt ülesse ja siis mingi aeg vaatame, millal me jälle ninad kokku pistame Aleksisega ja vestleme mingitel teemadel. aga nüüd ma veel ei taha sind vabaks lasta, et ma ikka kuulan kogu aeg kõrv kikkis ja issand, kui hästi sa rääkisid. tuleb mul üks tead kliendi nagu case meelde, et rääkisime temaga siin ja siis ta ütles niimoodi, et aga kuidas saab ennast kaitsta teiste inimeste energiate eest. nii nagu vaata, sa ütlesid, et see mingi vanapapi läksid tema juurde, ütlesid oi kui hea energia ja siis oli, kui tõmbas nagu tolmuimega tühjaks. aga näiteks ka sellised nagu sina ja mina ja üldse paljud inimesed, no kasvõi need, kes käivad näiteks koolis, on õpetajad või ma ei tea, mida iganes, kõik meie inimesed vajame ju kuidagi kaitset. et näiteks see, et üleüldse, millal inimene tunneb, et ta on nõrk või millal tal kaitset ei ole, miks ta niimoodi tunneb ja mida siis soovitaks teha ja ma ei tea, mida iganes, oskad sa siia midagi kommenteerida? mul on omad nipid muidugi, aga mida sina soovitad?
tead sa, no esialgu vaata, mida rohkem sa endaga tegeled, mida paremini sa ennast tunned, seda kaitstud, rohkem kaitstud sa ise oled, see on nagu, tead sa, lihtsalt kui sa õpid endale, ma olen hoitud ja kaitstud, milles probleem nagu, on ju. Pole vaja mingisuguseid eraldi nagu kaitset ka luua, on ju. Sa ise endale ütled, ma olen hoitud ja kaitstud ja usaldan seda täielikult, on ju. Vot selles on see point, et sa ka usaldaksid, et sa oled hoitud ja kaitstud. Kui sa näiteks vahest tunnetad, et näiteks vot Aime nagu tead, meie ühine tuttav Aime, tema vahest tunnetab teise energia nagu vaata, teiste inimeste energiat, kuidas see tuleb tema poole ja vaata, vot mul sellist annet ei ole, aga ükskord siin viimane kord, kui ma rääkisin oma sõbrannaga ja tal juhtus mingisugune, no tema pojaga mingi suur lugu ja seal ja ta kurtis oma seda lugu ka mulle ja siis ma tundsin, kuidas tema energia, ma tundsin hakkasingi tundma tema energiat ja nii see tugev ole, et tema kogu see muretsemine, ärritus, hirm ja ma kohe tundsin ka ise, millest ma ei saanud mitte kuidagi vabaneda. Ja tead, kuidas ma vabanesin? Ma lihtsalt karjusin. Pärast panin toru ära ja pärast, kui käisin siin niimoodi ärevuses, hirmudes ja ütlesin ja kohe karjusin, mine minema. Vot Mhm. mine minema, ma ei taha sinu energiat, võta oma energia tagasi, kust see on tulnud. Ma ei taha võõrast energiat, ma käisin sellel lihtsalt minna, ära minna, onju. See on üks viis kaitsta. Vaata, aga kui sa näiteks töötad kontoris, kui sa arvutiga või seal kontoris ja tuleb keegi, tead sa, või sa lähed pead ülemuse juurde minema, sul on lubatud tass kaasas, oma tassi kaasa võtta, näiteks direktori seal kabinetti. Ja tead sa, pane sinna mitte kohvi, vaid lihtsalt puhast veed ja Mhm. ütled veel, et sa kaitsed mind ja hoiad mind, onju. Ja siis nagu direktori vahel ja sinu vahel on see kruusveega ehk sinu kõrval peab olema mingisugune veestihja, näiteks see looduse stihja onju. Näiteks sa ei saa ju lillepotiga kabinetti minna, onju. Kuid see muidugi. väike ja võtad ja lähed, et jah, et teie vahel oleks mingisugune stihia, mingisugune looduse stihia. See võib loomulikult pott lillega olla, aga parem kui väike kaktus või mingisugune lilleke seisab sul seal töölaual, onju. Kui Mhm. keegi tuleb, siis sa oled nagu sellega kaitstud. Sa võid loomulikult kristalle näiteks kuskile enda lauasahtli panna, et keegi ei küsiks, mis need on, onju. Aga sa võid panna näiteks mingisugused kristallikesed ja lihtsalt paluda nendel kristallidest tänulikkusega sind kaitsta, onju. Veel üks väga tore, tead sa, selline asi. Tead, on müügil sellised kotikesed, kuivatatud need punased punased oad, mitte valged, vaid punased oad on. Nii. Nii, võtad kilekotti, viskad sinna mõned näiteks need oakesed, see on minu vanast maagiast on ju. Kunagi ma alustasin ju kui nõid või kes ma seal veedotar olin on ju. Ja, et viska sinna kilekoti sisse mõned oad on ju, pane tasku. See väga hästi kaitseb sind kadeduse energiast. No Mm. vaata, kollektiivides on ju see kadedusenergia ja kõik, see on, nad hästi, väga hästi imevad selle energia, mingi negatiivse energia. Siis lihtsalt võtad ja viskad pärast koju tuled ja viska koos kilekotiga need oad minema. Lihtsalt prügikasti ja viska minema, on ju. Aga järgmine päev paned jälle uued oakesed sisse, kilekotikese jälle tasku, on ju. Ja see on väga hea, vaat võib ju öelda, et no kadetseb, las ta kadetseb, on ju. Aga samas vaata, kadeduse energia on selline, vaata, mis loob sellised väikesed ebameeldivad takistused. Näiteks ei tule meil või kaob kuskile mingi Aa. dokument. Ja tead, sellised mingisugused, tead sa, tööl mingisugused jamakesed, vaata. No Mhm. milleks just neid vaja? Kanna taskus hookesed, need punased hookesed on ju.
Ja siis laua peal see lill, potike, lillekesega kristallid või kruusiga, need on ka sind kaitsvad. Aga samas sa võid ju luua ka valguse kookoni enda, hommikul lihtsalt tõused ja ütled, mind kaitseb valguse kookon, ma loon enda ümber valguse kookoni, olen hoitud ja kaitstud on. Aga hea, kui sa õhtul ikkagi võtad selle maha, no puhka ja sinu energia puhake, kõik puhkavad. Ja et sellised väiksed asjakesed ja mul on hästi palju rituaale minu sellest vanast, sellest Vedatari nõia olemisest on ju. Kunagi ma tegin isegi sellest loenguid ja palju inimesi oli, eriti astraalsete parasiitide ja vaata astraalsete olendite, neid on hästi palju ja nendel on oma kiht ja kui sa sellest kihist juba kasvad välja, loomulikult neil jääb siia oma kiht, aga siin elavad ka inimesed, loomulikult on issand, kui huvitavaks läheb, Aleksis, kuula. meil ju. tuleb järjejutt. kui te nüüd ka kõrvad kikis siin kuulate, kas te tahate sellest rohkem teada? Mina küll tahan. äkki Sa sa räägid tahad natuke kiiruga midagi sellest? Aa, neid olendeid on hästi palju, olendeid, seal on ka igasuguste teiste nimedega, vaata. Kuna ma pole juba mitu-mitu aastat sellega tegelenud, no sellest teemast lihtsalt välja kasvanud, on ju. Mm. Ja seda tuleb natuke taastada, aga see on olemas, inimesed paljud vaata, usuvad sellesse müstikasse, esoteerikasse, parasiitisse, egregoritesse, ma ei tea, igasuguste vaimsete olenditesse ja mis iganes on. Inimestele võib hästi palju selles nagu, vaat, asi on selles, et inimese elus toimub kõik see, millesse ta usub. Kui Mm. ma olen sellest teemast välja kasvanud, see enam mind ei mõjuta, mitte kuidagi see teema. Aga see ei tähenda, ma võin sellest rääkida. ja ma sain aru. Et lihtsalt vaata, on inimesed, kes usuvad sellesse maagiasse ja ise ma võin sulle isegi rääkida, et kunagi ma võtsin vastu Pärnu maantee 125 on ju. Ja mulle tehti sinna rituaal. Ja noh, selle kolleeg, kes minu oli ka, ta leidis seal selles lillepotis, mis seisis ukse ees on ju, mingisuguseid sinna kaevatud sisse mingisuguseid asju on ju. Hästi imeliku, hästi imelikus seisundis. Ja peale seda mul läksid asjad nii, et ma pidin selle koha kinni panema ja vaata, mis ma pidin veel, ma pidin oma esimese firma pankrotti tegema. Ja mul tuligi pankrott, selle firma pankrotti, siis ma hakkasin uuesti kõike ehitama. Seega need asjad võivad olla hästi tugevad nendele inimestele, kes nendesse usuvad. aga see tähendab seda, et siis sa uskusidki, et see sind mõjutas või? Ja kunagi ma uskusin veel neid asju, ma Mhm. tõesti olin selle sees, ma mõtlesin, et see, aga pärast lihtsalt vaata, ma hakkasin rohkem endaga tegutsema ja ma kasvasin lihtsalt sellest teema. Ma mõtlesin, et see on kõik ju inimesega loodud, on ju. Aga sellest ju saab keelduda ja sellest saab ju vabaneda ja see ei pea sinuga niimoodi toimuma, kui sa enam ei taha. Issand, Sa tegelikult. läksid, sa läksid lihtsalt mängu teisele levelile, sa läbisid selle mängu ja astusid järgmisele nagu tasemele. Aga see taseme pole kadunud mitte kuskile. Praegu on vähem inimesi, kes sellesse kõigesse usub, aga selgeltnägijad, tuleproovid ja kõik need, see on nende tasand, absoluutselt nende tasand. Vaata, kui huvitav, siis mina olen järelikult veidike siin ja veidike seal, sest mind ka Ja. ikkagi veel huvitavad need asjad. No mind ka huvitavad, tead sa, võib ju Lohutasid kohe. ja võib ka olla, mul on näiteks paar mingisugused, mis minu elus on töötanud, need rituaalid, mida ma olen ise teinud, vaata. Kuidas ma sain vabaneda võlgadest näiteks, ma tegin selle rituaali, tegin selle läbi, on ju, ja tõesti, ma pärast vabanesin nendest võlgadest, mitte kohe, mitte praegu, aga mõne aasta pärast, aga ilmselt sest ajast hakkas see asi toimima, sellepärast ma ise uskusin sellesse. Ja vaata, see nagu, kuidas ma hakkasin välja mõtlema neid asju, kuidas maksta kõik need võlud, eluasemelaenud ja kõik need.
see oli, vaata, see on kõik vajalik selleks, et sa areneksid edasi. kõik need etapid ei ole niisama sinu üles, need lihtsalt viivad su edasi ja antud hetkel oli see mulle vajalik, onju. ja Aga nüüd on mul teised asjad mulle vajalikud. see on sama nagu vaata, kui sa teed selle telefoni lahti või sa teed arvutis interneti lahti, hakkad midagi otsima, siis tegelikult no okei okay,, räägitakse, et meid kuulatakse pealt ja nii edasi, ta. aga tegelikult sa ju näed, sa leiad sealt seda, mida sa oled tegelikult ju mõelnud tükk aega, ehk siis tegelikult sa kuidagi alateadlikult sa juba teed seda ja samas need rituaalid, tead, Mhm, ma pean päriselt ütlema, et mul oli ka üks rituaal tehtud, aga ma olin selle ära unustanud. Kuna ma mhm, kuulan venekeelseid neid kanaleid hästi palju ja seal oli üks selline, üks tädikene, üks šamaan, keda ma kuulasin, vana naisterahvas, ta mhm, kunagi enda nägu ei näidanud. ja siis oli ka paar aastat tagasi tegin ühe asja ja saad aru, nüüd kui ma nägin seda, no see on hästi, see on nagu mhm. valge maagia, ütleme niimoodi, ma ei ole Ja, kunagi huvitatud olnud nagu mustadest asjadest. ma olen selline ikkagi lillelapsi universumi tädi, nagu ma mhm. ikkagi ütlen, et ma olen selline. aga Ja vaata, mina õppisin teadma ka teist poolt, sellepärast et ma pidin teadma, millega ma võin kokku elus puutuda. no vot, mina siin tõstangi käed üles, ma natuke ei taha nende asjadega Mhm, tegeleda, vaata, see ongi vist see, et millest noh, see on kõik meil siin kinni, aga ma olin nii tänulik, kui ma seda nägin, sest teate, siis kui mina tegin selle laheda armsa rituaali ka, see oli rahaga mhm, seotud, kui palju paska seal vahepeal oli, kui palju pisaraid seal vahepeal oli, aga siis lõpuks ma mõtlesin, et oo, aga 2 aastaga on nii palju asju nagu muutunud, aga ma olen mhm. kogu aeg ka nagu Mhm, liikunud. et mhm, seesama näide, mis sinagi rääkisid, et need etapid on niivõrd vajalikud selleks, et nagu jõuda kuhugi, et teie ka palun kuulajad, kirjutage, kommenteerige, mis teil on seal, te ei pea jälle rääkima väga nagu oma isiklikke asju, meie ka siin Aleksisega ju ka räägime siin ümber natukene mhm. aia neid asju. aga tead mis, mul tekkis siin vahepeal, kas sul jäi mingi mõte lõpetamata äkki või? Ei jäänud. kõik on läbi, jah? No jaa. Mhm, et kusjuures ma olen ka nii huvitavalt nüüd pannud aeg-ajalt tähele, et see, kes ma olin 10 aastat tagasi ja kui kohtud mingid teatud inimestega, kes olid siis nagu selles tutvusringkonnas ja sellel sagedusel niinimetatud, mhm. siis mõnega on mitte üldse paha pärast, aga kuidagi niimoodi sa saad aru, et mõni on jäänud kinni sinna sellesse Ja. kohta. Mhm, Ja siis mhm. sa mõtledki, et issand jumal, et kas nüüd mina olen muutunud või tema on muutunud või midagi selline, nagu kui põnev on vaadata neid inimesi. mõne inimesega on näiteks ka see taju, sa ei pea isegi rääkima temaga mitte midagi, aga sa istud temaga kuidagi ühes ruumis ja korraga tunned, et lihtsalt õhk on väga paks. ja mõnega Mhm. sa tunned, et issand, kui kerge siin on olla. et vot, on sul lisada siia midagi, tahad midagi siia? Ja sellepärast vaata, mida rohkem meie teadus laieneb, mida rohkem me endaga tegeleme, seda tundlikumaks me saame. Vaata. keegi rohkem nagu aime tajub neid energiaid, keegi ei saa võib-olla vot sellises nagu paksus nagu energeetikas kuskil ruumis olla. sa lihtsalt hakkad tajuma seda maailma teisiti. sa lihtsalt ja seega lihtsalt võtad need asjad vastu, isegi võid rõõmustada, onju, nüüd ma tunnetan vot seda. aga paljud inimesed jäävad kinni sellel tasemel ja mõtlevad, et sellest nendele piisab. Mhm. aga tegelikult ju see on ka kõik lihtsalt sinu enese arenguetapp, aga mõni inimene läheb võib-olla järgmises elus alles edasi, see on ju tema valik. aga ta võibki jääda nendes tarokaartides, nagu minul need enda kaardid on ka, ma vahest küsin ikkagi, kuigi praegu ma saan konsulteerida täielikult ilma kaardita. Need kaardid olid kui instrument, aga kui inimene küsib minu käest, et ta tahab minu kaarte vaadata, et mis need kaardid räägivad, no siis vaatame temaga koos kaarte, onju. Mhm. aga ise nad enam pole minule vajalikud nii kui varem töös. ma võin, kui näiteks neid samuseid teejuhte kirjutada, ma võin midagi vaadata seal, et kui mul on mingisugune kahtlus või midagi, onju. aga rohkem töötan enda sisemise teadmistega ja tunnetega. ja, aga milleks ma seda rääkisin ma ei sellepärast, et mina mäleta. küsisin, tead, ma nüüd, sinuga on nii chill rääkida, mulle nii täiega meeldib. kommenteerige ka, kas teile ka meeldib Aleksist kuulata ja meie vestlust kuulata, et selles suhtes aitäh, et sa, kallis, oled olemas. et küsimus, no tihtipeale räägi. tihtipeale räägitakse, et aega kui sellist ei ole olemas.
kuidas sina seda tajud? See tuleb see küsimus ja üldse see teema tuleb sellest, et inimene hakkab tajuma aega täitsa teisiti ja see on uue sellise teadvuse laienemise protsessi omadus. Inimene hakkab aega üldse teisiti tajuma, sellepärast et peenmaailmas ei ole aega üldse olemas või see, ma ei tea, kuidas seal liigub, aga see on selle nagu maailma nagu osa. Aga nüüd me hakkame vaata seda, jah, lihtsalt miks meie me vananeme sellepärast, et see protsess vananemise kogu aeg meie silmade ees vaata ja aju lihtsalt hakkab seda uskuma. Me Mm. lihtsalt hakkame seda niivõrd uskuma, et me sünnime ja sureme, et me vananeme, on ju, sellepärast kõik ümberringi saab alguse ja vananeb, on ju, see on nagu, aga vaata, mis juhtub siis, kui sa lõpetad sellesse uskuma. Mhm. Aega ei ole, on ainult siin ja praegu, täna. Kogu aeg on täna. Ja see, mis toimus sinuga näiteks seal, ma ei tea, lapsepõlves oli ka täna. Kui sa hästi tuletad selle meelde, see oli eile või täna. Ei, see oli täna, mitte eile, vaid täna, on ju. Kõik asjad, sinu pulmad, sinu lahutused olid kõik täna. Sellepärast aega ei olegi. Ja Just. sellepärast sa seda saad venitada nagu kummi, tead sa. Mhm. Tegelikult, kui sa kiirustad kuskile ja valid jõuda oma lennukile seal rongile, bussile, siis sa ei jõua. Sa jõuad, ma valin jõuda oma rongile, oma bussile. Aega on, mulle kõik jätkub, on ju. Issand, tead kui kihvt. No vot, vaata siin selline küsimus jälle. Mul tekkis endal nagu noh, mul on üks asi, et ma ootan ühte vastust tohutult. Ja siis ikka nagu mõtled, et no nii, no nüüd homme kindlasti saan. Ja siis homme on juba ära ja siis mõtled, noh, ei tulnud seda, siis ikka mõtled, kirjutan, ei kirjuta, kirjutan, ei kirjuta. Ja vaata, sa nagu ütlesidki, et need on seotud jällegi mingi selliste teatud energiatega meis. Ja just see, et kui me suhtleme teatud inimestega, võib-olla ei kaitse, võib-olla pole endas nii kindel, võib-olla kahtleb Mhm. iseendas, ei tegele endaga piisavalt palju. aga kuidas sellises olukorras näiteks, mida sa soovitaksid, et noh, ma ütlen, et mõni ootab näiteks töökohavahetusel, ootab, et kas ta saab sinna tööle või ei saa. mõni Mhm. näiteks Mhm. vahetab elukohta, ma tean, et mõned eestlased kolivad näiteks Soomest tagasi Eestisse, siis ka, et Mhm. võib-olla väikseid selliseid ebakõlasid, ei tea täpselt, kuidas asjad lähevad. samas võib-olla keegi ostab praegu korterit endale, ta ei tea, kas ta saab pangast laenu ja nii edasi. mida sina Mhm. soovitaksid sellistes asjades, keegi müüb võib-olla midagi ja ootab, et kas tuleb ostja või mitte? Ahah. Vaata, ma soovitan esialgu mõistavat. Kui sinul on veel seotud selle korteriga, kus sa elad, näiteks sa tahad seda müüa, korter või maja, mis iganes, on ju, ja sa elad selles, on ju, kui sinuga veel sinul on või sa oled kuidagi seotud selle kohaga, kui sa pole veel täitnud seoses selle kohaga mingisugused enda õppetunnid, vaata, millest sa pead tegelikult, sa ei saa maha müüa, see jääbki sul niimoodi seal KV24 on ju, seal rippuma on ju. sa ei saagi müüa, sul sinu poole ei tule need ostjad on ju. Esialgu mõista, mis sind veel seob, tead, mis see on kõige, see on minu vanemate kodu. mul on nii kahju sellest, aga ma pean seda müüma. vaata, see on number üks on ju. Mhm. Seega katseta lihtsalt ise proovi mõista, mis sind veel selles kodus hoiab. Ja kui sa endale ütled, mind ei hoia siin mitte midagi, ma valin endale uue kodu ostmist, vot siis see on õige protsess on ju. See Mhm. läheb see, et ma rohkem ei taha seda kohta, ma tahan endale uut kohta, kus edasi kulgeda ja kus muuta oma elutingimused ja kõike. Niikaua kui vähemgi midagi sind seob sellega või sul on jäänud seal, vaata, midagi sa lubasid endale selles kodus teha, pärast müüme niisama on ju. Aga see ongi, siis tee ära see asi on ju, sa ju lubasid, on ju. Mhm. Et ära sülita nüüd selle peale, võib-olla sinu kodu ootabki sind ja hoiabki sind kinni sellega. sellepärast see on sinu kogemus, mida sa pole veel ära lõpetanud, on ju. siis vii see lõpuni. Et see on üks asi ja üldse nende uute asjade no, käivitamiseks on see, et esialgu on asi number üks, milleks ma seda teen, mis ma tahan sellest saada, kui palju ma tahan sellest saada
vaata, mida ma tahan oma elus muuta. Vaata, vahest ongi, et inimene vaata tahab midagi muuta või näiteks kirjutada, mitte kirjutada, on ju. Kirjuta loomulikult, kirjuta. Sellepärast see on, vali selles, vaata, okei, kirjutada või mitte kirjutada, mis on sulle endale kasulikum. mm, Vali ennast. Kui mhm, sa kirjutad, ma saan seda, aga kui ma ei kirjuta, siis tuleb see ja see. Vali selle ka ja kus on sulle tähtsam, seda sa endale vali. Aga siis ka tunnista, ma tegin juba selle valiku, on ju. mhm. Ja kõik. Aga teate, see aasta on tegijate aasta ja kui teil on võimalikud kõik mingid ettepanek, mine proovi katseta, milles probleem. Teised, ma tahan kolida välismaale. Okei, väga tore, aga mine esialgu sinna on välismaale, mine vaata ringi, millised maja, millised tänavad, kus sa hakkad elama, kuidas sa planeerid seda. Mine sinna, küsi, kus on need ametid, kus on kinnisvara müük, kuidas ma saaksin, noh. Milles probleem on? Mine tunneta, kuidas sa tunned ennast seal, kui sulle seal meeldib, väga tore on. Aga kui sa lähed lihtsalt sellepärast, et abikaasa tahtis, on ju, ja sa istud seal nagu konnake selle lootusel, on ju. jah, vaatad ringi, on ju, kus nüüd tuleb midagi. Nagu ei tulegi midagi, et esialgu kõik on vaja proovida ja ära katsetada, mine proovi, mine tee, mine loe, mine vaata. Ma ei tea, lihtsalt proovi, lihtsalt tunneta, kuidas sa ennast selles kõiges, selles ongi see probleem, sellepärast et tead sa, meie kahtlused on ju, see on meie mõistuse tehtud, on ju. Mm. Istun ja kahtlen, tahan, ei taha, tahan, ei taha. Aga konkreetikat, sul on vaja lihtsalt konkreetikat. Samasugune on suhetes, vaata. Kuidas ma ta jätan, kuidas ta üksinda hakkama saab? Mhm. No kuule, ega ta pole väike laps on ju sul. Ta on täiskasvanud mees, kes võimeline iseenda elu edasi. Tuleb lihtsalt mõista, vaata, vahest inimesed koos on koos nii kaua kui mission completed on ju. Kõik meil on missioon täidetud, siin ei ole keegi süüdi. Sul on enda tee ja oma nägemised, kuidas sa tahaksid edasi ennast arendada. Temal võib-olla peabki selle õppetunni läbi elama, et saada lõplikuks iseseisvaks täiskasvanuks meheks, on ju. Et lihtsalt vali alati ennast, palun. sa ütlesid nii kihvtilt mission completed mul tuleb praegu meelde, tead, need mingid mingid mängud olid see Tetris või ma ei tea, mis asja. see missioon sai läbi, siis sa said ühest tasemest teisele. ja no muidugi nii ongi, tegelikult elus on täpselt samamoodi, noh. seda jah, nii nagu siin paljud räägivad ka, et me elame seda elu nagu keeruliseks, aga tead, ega ikka 0-4, kui sa ikkagi oled mingi lahkumineku protsessis, no on ikka keeruline. ma saan aru, et seda ongi lihtne ütelda, et vot tee niimoodi, mis sa pabistad, see ongi mingi karma õppetund, on ju. ja nüüd, kui ma tagantjärgi nagu mõtlen oma neid protsesse, kõik, mis on nagu olnud, siis ma mõtlen ka, et täitsa pekkis, kui keeruliselt see asi kõik sai tehtud. ja seda tuleb lihtsalt teada, no kuna vaata, see on sinu elu, sinu vastutus, mm, aga vastutuse võtmine on ju keeruline, vaata. mm, Vaata, kui sa tagasi vaatad, see on nii keeruline, kui ma võtan vastutuse üle enda elu eest ja lihtsalt kasvõi luban endale mõelda sellest, et minu elu võib muutuda. Ma isegi ei luba ka seda endale mõelda, on ju. ja, Et ja. minu elu võib kunagi muutuda. Ma ei luba seda, sellepärast et see stabiilsus, see, et mul on seal auto, mul on seal kõik on, kõik jääb jääma selliseks, on ju. Aga okei, see on nagu stabiilsus, aga praegu tuleb arvestada sellega, et täna mu mobiiltelefonile tuli näiteks selle alarmi on ju see sõnum on ju, Nii. et seoses Venemaa agressiaga võivad ilmuda droonid, Venemaa agressiaga Ukraina vastu võivad ilmuda droonid on ju. Aga kes need droonid saadab, Ukraina või Venemaa? No lihtsalt tead sa, milleks inimesi hoida selles mingisuguses hirmus Mm. ja asjad võivad muutuda. Iga hetk, absoluutselt iga hetk, vaata inimene ka ei mõtle sellest, et iga meeter sellest maast võib olla sinu surmakoht.
sellele inimene ju ei mõtle üldse, onju. Seega tead sa, asjad võivad muutuda, lihtsalt tuleb olla vastutav enda elu eest, usaldada ja öelda endale, et ma olen hoitud ja kaitstud, kõik minu elus on super tore. Ma saan kõigega hakkama, mul on küllust kohe kaela voolab iga päev onju. mina olen valmis, mina olen valmis, saab tulla, saab tulla. ja et ja inimene ju saab ju hakkama, ma ei saa hakkama, saab küll. sa oled ju siin ja praegu, milles probleem? sa pole saanud hakkama, oled saanud hakkama väga tublisti ja oled jõudnud ju siia onju. noh, väga, väga selles suhtes lihtne, loogiline, arusaadav, aga ja siis, kui nagu seda rääkida endale kriisiolukordades, siis seda peabki minu meelest rohkem ja rohkem harjutama. see, mida ja. mina ka oma klientidele ütlen ja mida mina ise olen oma elus läbi kogenud kriisiolukordades või rasketes olukordades, no eriti ettevõtjatel ja tegelikult tavainimestel kõigil, Mhm. on see, et lihtsalt iseendaga tuttavaks saada. see, et juba ainuüksi endale silma vaadata peeglist ja tutvuda oma silmadega, oma näoga, üleüldse endaga, et minu meelest see on, mõni peab seda utoopiliseks, aga tehke katse, kirjutage ka kommentaaridesse, et kui palju te olete üldse endale silma sisse vaadanud, Mhm. kui palju te flirdite endaga, kui palju sa viskad nalja enda üle, lähed peeglist mööda ja viskad silma, et tšau. No mida Mhm. iganes, saad aru, et see, et me oleme iseendaga hommikust õhtuni, tihtipeale ma mõtlen, et appikene, et kui keeruliseks esiteks need, kes seal on juba 40 ja pluss, oh, mis nüüd mina, ei, ma ei hakka sellist asja, ega ma mingi laps ei ole, vaata. Mhm. Ja nii Mhm. edasi, et sa räägid nii lahedalt, sa räägid nii lihtsalt, Aleksis, ja tegelikult elu ongi väga lihtne. Elu ongi lihtne, vaata ja tulebki seda lihtsamalt võtta. Täitsa ma võin öelda, et miks inimene mõtleb vaata tihti sellele negatiivselt, sellepärast et selles negatiivses on emotsioonid. aga vaata, kui sul on kõik hästi, siis sul on kõik hästi, mis emotsioonid on ju. jah, jah, ja parem ei olla see draama queen on ju. Mm. siis seal kõik midagi kõik toimub, möllab. ja kõik möllab, seal midagi käib, onju. ja tihti on seda näha Delfist, onju, kes seal omavahel midagi, need draama queen'id on meil, neid on meil palju, onju. ja vahest ma Delfis, et nad on mingisuguses uues draamas, onju. ja see on nende elu, see on nende valik, see meeldib nendele, on ju, see on nende reklaam, mis iganes, onju. aga kas tasub seda või olla lihtsalt rahulik ja teada, et kõik sinu elus nagu toimub, on ju, ja kõik läheb iseenesest edasi, sa ei peagi nagu pingutama üldse. jah, ja kõik sinu projektid saavad teostuseks ja kõik sinu ideed ja sul piisab raha, kõike sul piisab, absoluutselt. ainult natukene vaja siit natuke tead sa seda nuppu kruttida, keerata, kruttida ja teravust juurde, volüümi ja, juurde. ja see on protsess ja vahest on see raske protsess ja vahest isegi paneb nutma ja kõik on ja vahest see võib-olla tulla ka raskused, kui sa järsku näed, et issand, ma olin nii praktiliselt pool oma elust mingisuguses mustris ja ma ei näinud seda, aga nüüd ma näen seda, issand jumal, kuidas ma võisin nii palju aega ja energiat sellele jubedusele nagu kulutada, onju. Mm. aga see ongi sinu areng, see ongi sinu kasv ja selles protsessis peab lihtsalt osalema. mina ei tea, mina arvan, et peab, sellepärast et see muudab täielikult elu siin ja nii huvitavaks kui huvitav. no sa ise tead, mida ma sulle räägin. Aleksis, ega sa ei räägigi seda mulle, sa räägid vaatajatele, kallis naine, kallis. teate, mis ma tahan ütelda seda, et tead, enne kui ma üldse Aleksist nägin, kui me panime arvutid käima, kui ilus sa oled nii võrratult aitäh. kaunis, Aleksis. et aitäh, mina olen siin kokku põimitud juustega, aga me olemegi kõik täpselt nii ilusad, nagu me oleme ja kõige tähtsam on see, et meil on iseenda sees see ilurõõm ja see õnnerõõm siis, kui me oleme iseendaga. see on üks kõige vingemaid värke. tead, mis tegelikult on see, et peaks hakkama lõpetama. aga mul on üks küsimus ja ma mõtlen, et äkki me saaksime jätta selle magustoiduks järgmiseks korraks, lihtsalt viskaks väikse elektri natukene õhku.
okei. Okei, vaata, et sa kõik välja ei räägi siis kohe, kui tekkis mingeid tundeid. ja teie ka, kallid kuulajad, kindlasti kirjutage kas mulle isiklikult, Alexile näiteks isiklikult, siis kui on mingeid spetsiaalseid mingisuguseid küsimusi ja ka andke lihtsalt mõtteid, mida te soovite Alexilt teada saada. Et me saaksime arutada eelmised elud kui sellised ja need karma õppetunnid, see oleks see teema mida ma tahaksin ka rohkem puudutada, rohkem nendel teemadel rääkida. kui palju sina neid näiteks näed ja kui palju see teema on sulle selline nagu hea magustoit, millest tahaks nagu vau, kui palju rääkida. kui palju sa klientide pealt seda näed, kui palju sa enda kohta oled puurinud? Tead sa, nagu me rääkisime nendest kihtis, kes millesse usub, on ju. Mm. See on ka juba läbitud minuga etapp, vaata, kõik need jah, suguvõsakarmad ja eelmised elud ja mida ma olen seal teinud ja miks ma olen seda teinud, tead. Kui need asjad sinu elus konkreetselt midagi ei muuda, vaata, siis milleks sa nendest mõtled? väga hea. et me võime muidugi sellel teemal rääkida, kõik need kaksikleegi teemad ja kõik need, okei, kui sa usud sellesse, see tööd. Aga vaata, küsin konkreetselt, kui ma saan teada, kes ma olin 2 elu tagasi, mida see minu elus muudab? Praegu konkreetselt täna. Annab see sulle midagi? Teised inimesed muidugi räägivad, et lähevad sinna minevikku, saavad midagi nagu selles elus muuta või nendele tundub. Aga mulle tundub, et see kõik on, tead sa, selline, kuidas sulle öelda, jälle järjekordne teema mahamüümiseks. Hästi hea teema, mahamüümiseks. no vot, siis küll sünnikaardis on täitsa kohe selline üks osa, mis tuleb sealt, no ma räägin näiteks selle versiooni ka ära, kes nüüd minu kliendid siin on ja kuulavad, mõtlevad, et oi-oi-oi, et joh, ei tea, et kas see koht oligi nüüd mingi jama koht. aga mina näiteks see, mida ma näen eelmiste elude kohta, seal tuleb kohe see 6 numbrit sinu kohta. Okay. ja need on need kohad, ega siis see, mis sa ütlesid, Aleksis, ei ole üldse paha, sest me kõik kasvamegi teatud kohast nagu välja ja samas need mina ei näe, kas oli eelmine, üle-eelmine, aga need on need käitumismustrid, kes sa olid käitumise poolest nagu eelmises elus ja siis see trigerdab sind siin elus, seepärast et me vaatame nüüd ja praegu selles elus sinu sünnipäevakuud ja aastat. Ja siis Okay. seal on need miinuskohad, mis tulevad välja teatud eelmiste elude kogemustega ja kas sa oled neid muutnud, kas need näiteks trigerdavad sind, näiteks minul on ühe eelmise elu kogemusega tuleb sealt välja see, et mul on tohutu kontrollivajadus. Ja ma olen sellega töötanud oma elus väga palju ja aeg-ajalt see tuleb minus välja, näiteks kui sa oled eelmises elus olnud seal, jällegi see tuleb, et sa osalesid näiteks sõjategevuses ja sa oled selline nagu väga sõjakas, sa oled agressiivne ja siis jälle sealt tuleb see mingi käitumismuster, mis sa siin aeg-ajalt, ütleme, mingis kriisisituatsioonis, sa võid röökida, karjuda, olla mingi metsik, on ju. ja siis sa ei saa aru, et miks sul selline asi on, aga seal tuleb see selgitus, et sa pead iseendaga tegelema lihtsalt. mina ei näe, kas sul olid seal karvased jalad või sul olid suled peal, ma ei näe seda, et ma näen mingeid teatuid mustreid. Vaata, see on sinu puhul väga tore, kui inimesed tahavad sellest teada ja pöörduvad. Aga paljud nagu istuvad selle teadmisel, lihtsalt istuvad. ma saan aru. Vaata, nad ei tegele sellega, lihtsalt informatsioon on ju. Mhm. Aga tead, mida ma võin kinnitada, et kõik need käitumise mustrid, väga hea, kui sa inimesele nagu suunad ja näitad, aga need mustrid tulevad välja niikuinii. Seda ma usun ja see tulebki lihtsalt, et vaata, mõnel on vaja teada, et miks tal nii on ja siis ta Ja. saab sealt vot sellepärast, et vaata omal ajal jäi No, sul lihtsalt selleks sina oledki, on ju. ja. Et võib-olla tõesti, aga need mustrid tulevad välja niikuinii, sellepärast sa elad elu ja need mustrid ikka, see sõltub täielikult sind, kas sa saad sellega õppetundiga nagu hakkama, kas sa parandad need asjad, mis seal võib-olla jäänud sul on või mitte. Sulle alati antakse valikuid, on ju. Tead, miks, kuidas sulle öelda, näiteks olid perekond alkohoolikuid, on ju, pärast sündis lapsed ja nemad ka hakkasid alkohoolikuteks. Miks? Sellepärast, et kunagi tema vanemad või vanavanemad
proovisid seda probleemi endale nagu alkoholi tarbimisega nagu selles teemas nagu peituda või kuidagi seletada või mingit lahendust läbi alkoholi leida, onju. mm, ja kui järgmistes põlvkondades inimesel tekib samasugune mingi, no umbes samasugune probleem, vot see ongi katsetus, keda sa valid, alkoholi või ennast, onju. mm. aga tihti inimesed oma, vaata noh, sisemise, mitte teadmise või nõrkuse, no nõrkuse pärast hakkavad tarvitama alkoholi. Nad valivad täpselt sama mustri ja seega nagu ongi, et pattude eest kannab nagu laps nagu on ju. aga ta ei kanna selles mõttes seda vastutust, vaat ta teeb ise valikuid ja sellepärast võib lapski tarvitada alkoholi näiteks, no juba kui ta on täiskasvanud, hakkab tarvitama alkoholi. ja sa oled sellise, sina näed neid asju läbi numbrite, Mhm. aga mina näen seda asja nagu teisest poolest lihtsalt. aga, ja ma tean, et karmalised kõik need asjad, ma olen küll need ka asjad kõik läbinud ja vaata lugenud väga palju ja tegelikult ja tegelenud nende asjadega. ja tead sa, üks päev isegi ma tegelesin, et üks päev tuli minu poole selline teadmine, et ma hakkasin lihtsalt tead sa huvi tundma, vaata selle ajastu kohta, mis oli 1850 kuni seal 1900. miks see aeg oli mulle huvitav? kuidagi pärast tuli teadmine, et tead sa eelmises elus ma olin meesterahvas, mingisugune tead selline alati virisev komposiitor, vaata. ma olin selline meesterahvas ja selline, tead sa, mul kogu aeg nagu tihtipeale need loomingulised inimesed ongi sellised, tead, sellised virised, kapriisned, tead. vot mina olingi selline vastik, selline meesterahvas, pikkade juust, no mitte pikad, aga selliste juustega. muusikujuuksed. ja muusikujuuksed ja sellised lokis ja mul oli selline pikem nina nagu Gogolil, tead sa, kirjal Venemaal Gogol, tead. et temal on ka selline pikk nina. et ja, et sellepärast mullegi meeldivad see aeg, sellepärast ma olin kasvanud, sündinud, pärast surnud millega, ma ei tea, tuli lihtsalt tunne, et 1921. aga sõja ajal nagu siin, ma pole, mulle anti puhata kuni 1966 või mina ise valisin puhata ja kuidagi nii oli, jah. Väga põnev. No siis ma ütleksin niimoodi, et tegelikult teemasid on, millest uurida ja samas ka need, ma olen väga tänulik kõigile, kes ka küsisid küsimusi, mida ma olen täna ka kasutanud, et kui tundsid ära oma küsimused, siis kommenteeri siia, et kas said piisavalt vastuseid. ja eks me siis vaata, kuidas meil elu kannab ja kas me loome Aleksisega veel ühe podcast'i vormi. no ütleme siis see, et kuna sa oled Rakveres, ma olen siin Soomes on ju, et siis me saame muhedalt kahekesi tegelikult juttu vestelda ja mingeid teatud teemasid arutada, et see jällegi arendab nii mind ja see arendab sind ja et selline vahva. aitäh sulle, kallis Aleksis, teie kirjutage ja seda ka, et kui teil on mingisugust küsimust, mida te tunnetate, et Aleksis saaks täita, siis oli Valguse Vedatar selline kodulehekülg ja ma soovitan üleüldse, minge vaadake, teate, kui huvitav koht see on. ma ise ka ausalt öeldes sattusin tänu läbi sinu mingi Facebooki postituse, mis oli nii huvitav, hakkasin seda lugeda ja siis seal oligi kihvtilt, et aga loe edasi sealt koduleheküljelt ja siis ma hüppasin sinna ja siis ma olin seal ka mingi tunnikese täitsa kolasin. et väga huvitav maailm, aitäh, et sa teed seda, mida sa teed. jah, aitäh kõigile aitäh teile ka ja kõigile, kirjutage, tšau. kus me näeme veel, head aega. aega.